Nii, aga tervist kõikidele. Aitäh tulemast meie paneeli kriisivalmidus ja kriisihaldus. Minu nimi on Rait Kuuse, ma olen selle ülikooli vilistlane ja Eesti ühe võib-olla suurimate hulgas oleva sotsiaaltööd korraldava asutuse juht ehk siis vanglateenistuse juht. Et erinevad lahendamata probleemid lõpuks meieni jõuavad. Ja võib-olla kriisivalmiduses ja kriisihalduses see 24/7 töötav sisejulgeolekuasutus, mis ka tegeleb seal müüride vahel sotsiaaltööga, on vast selline kõige hardcore näide sellest, et kuidas kriisidega toimetada. Ja aitäh kutse eest siia paneeli juhtima. Nüüd meie paneel näeb välja nii, et meil on siin väga kogenud ja head panelistid, kellel on erinevate vaatenurkade alt siis võimalik oma teadmisi meiega jagada. Esmalt Merike Sisask, sotsiaaltervishoiu professor ülikoolist, siis Helmen Kütt, kes vist ei vaja tutvustamist, Riigikogu liige, sotsiaalkaitseminister, olnud ka minu minister, siis Martin Medar, Tallinna Tehnikagümnaasiumi direktor, kriisijuhtimise õppejõud, samuti Kose vallavolikogu esimees, nii et omavalitsused on meil ka kenasti esindatud, Kersten Kattai, avaliku halduse lektor, samamoodi ülikoolist, Kersti Kriisk, sotsiaaltöölektor ja Marju Medar, sotsiaaltöö dotsent. Nii et on väga selline tummine seltskond meil siia kogunenud sellel teemal arutlema. Nüüd kõigepealt võib-olla paar sõna ka, et kuidas me seda arutelu siin peame, et me hakkame siin vestlema. Mina püüan seda vestlust siis hoida teile huvitaval moel üleval ja teil on ka võimalus sellesse vestlusesse sekkuda. Et teeks võib-olla sellise väikse kokkuleppe, ma näen, et kõik on nõus sellega juba ette, et igaüks küsib vähemalt ühe küsimuse. Selleks saab kasutada Slidot. Mina saan siia arvutisse need küsimused, püüan siia vahele võtta. Kõiki ei luba, et võtan, aga esitada ikka võiks kõigi poolt. Ja saalis peaks olema ka võimekus siis mikrofoni jagada, et vaatame, kas me saame siin mingitel hetkel teha sellise pausi, kus keegi tahab ka mikrofoniga oma näo ja nime alt ka oma häälega siis selle küsimuse esitada. Aga kõigepealt võib-olla kriisidest, et mida me hakkame arutama, et viimased aastad on ju sellised, et kus ongi kriisi otsa ja võib-olla ka mitu tükki korraga. Ja see on muutnud selle teema meie jaoks äärmiselt aktuaalseks. Kuidas me ühiskonnana valmis oleme, mida tegelikult see kriisiga toimetulek ja kriisi haldamine tähendab, kuidas sotsiaalsektor sellesse kaasa tuleb. Ja nagu öeldud ennem, mina olen viimased aastad kindlasti tegelenud inimeste turvalisuse toimetuleku teemadega, kas siis sotsiaalpoliitika valdkonnas või siis tänases valdkonnas, vanglate valdkonnas. Ja kogemuses tegelikult näitab ja ma usun, et siin väga vaidlust ei olegi, et kriisid ei taba süsteemi, kriisid tabavad inimesi. Et see on selline, võib-olla siis ütleme, üks selliseid järeldusi. Ja kuidas siis inimesed on valmis ühelt poolt hoolima, valmis ka tegutsema, usaldama üksteist, tegema koostööd. Nii et sellest kõigest me püüame täna rääkida. Vahest ei vasta me kõikidele küsimustele siin, aga erinevaid vaatenurki kindlasti saate kaasa. Ja teie siis võimalus osaleda ka meie paneelis. Aga nüüd kõigepealt tuleski selle juurde, mis see kriis siis on, kuidas me seda mõistame siin paneelis. Alustaks võib-olla küsimusega Merikesest. Mina tegutsen vaimse tervise valdkonnas ja võib-olla seda kriisi siis mõtestakski lahti 3 erineval viisil. Esiteks on see, mis inimest võib tabada, on traumaatiline kriis. Ehk meiega juhtub mingi ootamatu sündmus, võib-olla kellegi lähedase kaotus ja inimene satub kriisi ja see on üsna loomulik normaalne reaktsioon sellises ebanormaalses olukorras. Teine viis indiviidi tasandil kriisi sattuda on kogeda stressi. Kogeda stressi kas väga pika aja jooksul või mitmeid stressoreid korraga, mis ületavad sellise toimetuleku piiri. Ja see on natuke salakavalam kriis võib-olla, et see inimene, seal on sellist naeratavat reaktsiooni mõnikord rohkem, mis jätab võimaluse abi saada kuidagi tahaplaanile.
Ja kolmas, kui rääkida vaimse tervise valdkonnast, siis me kuuleme seda sõna kriis, et meil ei ole teenused kättesaadavad. Et meil on liiga vähe ressurssi selleks, et inimesed võiksid saada seda abi, mis nad saavad. Ja seal on võib-olla mõned lahendused, siis, millest hiljem saab siin paneelis rääkida. Väga hea määratlus, väga süsteemne kohe, et 3 erinevat viisi, kuidas asjale vaadata. Vaatame, kas leiame 4. veel. Helmen. Kõigepealt tere. Ma õnnitlen ka Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituuti 10. aastapäeval ja olen väga tänulik, et vilistlasena saan osaleda sellel sündmusel või nendel 2 päeval toimuvatel sündmustel. Mina olen ka sotsiaaltöö haridusega ja ma võib-olla selle tõttu kriisi vaatleksin esmalt laiemalt, aga siis hiljem kitsamalt, et minu meelest kriis on siis olukord, mis nõuab muutmist. Ja see võib esineda nii isiklikul tasandil, sotsiaalsel tasandil, inimese elus, poliitikas, majanduses, tervishoius, julgeolekus, looduskeskkonnas, mida iganes. Ja mulle tundub, et kriis on kas oht või proovikivi, see sõltubki sellest, kuidas me selleks tegutseme või kui palju meil teadmisi on sellel hetkel, mis alati ootamatult tuleb ja on fakt, et kriiside ajastul me elame, neid tuleb ja kuidas me selleks valmis oleme, kuidas me sellega toime tuleme, et pehmendada neid lööke, see ongi see küsimus, millega ilmselt kui mitte 100 000 inimesed tegelikult pead murravad, et need, kes seda hätta sattumise hetkel abi ja tuge vajavad, need seda siis saaksid. Aga sellest ilmselt laiemalt edasi. Aitäh, väga hea. Martin, sinu definitsioon. Minu jaoks on kriis midagi enne olematut. See, mida ma ei tea, ma ei oska sellega arvestada, aga mis juhtub. Ja siis on minu võimekus sellele reageerida. Ja mida rohkem ma olen teadlik, siis minu võimekus reageerida, kohaneda selle olukorraga on parem. Ja ütleme, kuna ma töötan koolis, siis koolis täpselt samamoodi ma töötangi kriisikoldes. Meil on õpilased, 1000 õpilast ja sisuliselt iga päev midagi toimub. Mul on 2000 lapsevanemat ja samamoodi iga päev midagi toimub. Aga need on isiklikud kriisid ja nendega peavad saama lapsed ise hakkama ja meil on tugimeeskond, kes aitab neil sellega hakkama saada. Ehk me õpetame neid hakkama saama nende küsimustega, mis neil tekivad. Ja loomulikult siis on sellised laiemad kriisid, mis on juba meist sõltumata väljaspoolt tulevad. Täpselt samamoodi, kas sõjad, looduskatastroofid, ilmastikutingimused ja nii edasi. Ja täpselt samamoodi me peame siis vaatama, kuidas meie kogukond suudab selles situatsioonis käituda, hakkama saada ja üksteist toetada. Et kriis on selline erakordsem sündmus? Jah, see on ikkagi erakordsem sündmus, aga see võib toimuda isiklikul tasandil, see võib toimuda laiemal tasandil. Selge, aitäh. Kersten. Jaa, et minu eriala on ju valitsemiskorraldus. Et eks see igaüks siis oma nagu distsipliinist natuke vaatab, ja ma selle muidugi nõus kõigega, ma ei tea, viimastel ei olegi enam midagi lisada, aga ma tooks võib-olla siis selle oma vaatenurgast nagu 2 aspekti. Esiteks nagu just kõlas, et midagi ootamatut, et kriis on midagi sellist, mis nagu lõhub meie tavapärast elu, mis iganes põhjusel, mis see kriisi nagu, ütleme, millest see tuleneb. Ja teine ma tooks mõjude aspekti. Ta on midagi piisavalt ulatuslikku, et ma ei vaidlusta sellega indiviidi tasandit, aga ütleme, see minu oskusteadmised rohkem on nagu seal, et kriis on midagi ootamatut, me oleme olukorras, mis ei ole meie jaoks standardne ja ta on piisavalt nagu ulatuslik, laia mõjuga, mõjutab paljusid. Mõju on väga oluline aspekt siia juurde tuua. Kersti. Jah, neid kriisi definitsioone on siin esitatud päris mitmeid. Vaatas ka võib-olla endise sotsiaaltöötaja seisukohalt, siis ühed on tõesti need mikrotasandi kriisid perekondades, surmad, tulekahjud, kõik ja sellised kriisid, mis tegelikult kuuluvad sotsiaaltöötaja igapäeva juurde, ehk need, mis lõuavad kiiret ja tavat reageerimist, sealhulgas näiteks hädaolus oleva lapse eraldamine, et tuleb otsused teha tundide jooksul. Teine tüüp on sellised lokaalsed kriisid, mis siis puutuvad kogukonda, tihti loodusõnnetused. Et kuidas nendele võimalikult kiiresti just nimelt ka haavatavate inimeste seisukohast reageerida.
ja siis on need mega superkriisid, üleüldised kriisid, kuidas me iganes ka ei nimeta, mis siis halvavad kas kogu ühiskonda või puudutavad ühte sihtrühma väga spetsiifiliselt, et ta nõuab nagu ühe sihtrühma suhtes eraldi tegevusest. Need on nagu veel kaks oma natukene eristuvat lähenemist, mis nõuavad erinevat lähenemist, et kas ta puudutab kogu ühiskonda või ta puudutab ühte ühiskonnagruppi, kellega siis tuleb tegeleda, aga mitte kõiki. Väga hea. Marju. Ja minu ülesandeks oli täna keskenduda pigem siis ühele teenusele, koduhooldusteenusele ja vaadata kriisi ka sellest lähtekohast ehk, et koduhooldusteenuse puhul see kriis algab sellest, kui ma ei saa ühel päeval ükskõik mis põhjusel, sisemistel, välimistel põhjustel teha oma tööd ja eelkõige nagu hoolitseda oma klientide eest, nii nagu see on mulle ette nähtud, millega ma olen harjunud ja mida ma pean oma kohuseks tegema. Ja see kriis on seotud ühelt poolt ka nende inimestega, kes on mul hoolealused või hooldatavad, et ma pean tagama nende nagu turvalisuse ja tegelema teenuse osutamisega nii, nagu nad igapäevaselt vajavad või harjunud on. Aga teiselt poolt mina kui teenuse osutaja ehk hooldustöötaja, kes teenust osutab, on ju ise ka kriisis, sest ta peab iseenda turvalisuse eest vastutama, ta peab kiiresti mõtlema, kuidas teadmised ja oskused aitavad tal selle kriisiga toime tulla ja lõpuks on tal ka perekond, kelle eest tuleb kriisis hoolt kanda, nii et need pidevad valikud, et mis on prioriteet ja kuidas teha neid valikuid, mis järjekorras kelle eest hoolitseda, nii et lõpuks ise ka ellu jääda, et see on nagu see ühe teenuse teemaring. Keeruline, et ei olegi nagu ühte sellist definitsiooni, väga erinevad tasandid, aga tuleks siis kohe selle juurde, et aitäh selle definitsiooni ja mõiste nagu nii-öelda avamise eest. Merike, ma tuleks selle juurde, et mis ennist siin korra ma mainisin ka, et tunne on, et sellised suured kriisid tulevad ja lähevad, on kogu aeg kohal, võib-olla isegi tänapäeval kõik käib juba kiiresti, võib-olla ka sotsiaalmeedia võimendab seda, et kogu aeg on selline tunne, et kriis on kogu aeg kohal, et ei saagi rahu nii-öelda. Ja nüüd kõik need sõjad, pandeemiad, majandusraskused, muud asjad on ka meile väga nii-öelda argipäeva nagu toodud, et kuidas ühiskonna vaimset vastupanuvõimet nagu siin analüüsida või kuidas see mõjutab või tulla täitsa ühiskonna tasandile praegu vaimse tervise teemadel? Et tänapäeval jah, need kõik, mis juhtub, et juhtub ta lähedal või juhtub ta kaugel, et ta meedia ja sotsiaalmeedia vahendusel on meie igapäevaelus kohal ja see teebki need tänapäeva kriisid, et võib küsida, et seda on ju alati selliseid sündmusi on maailmas olnud, mis siis nüüd nii väga erilist on, aga et nad ongi kõik korraga siin meie elutoas ja võib jääda tunne, et me ei saa valida. Ehkki on võimalik ka seda enda inforuumi natuke piirata, kui tundub, et seda kõike on ülemäära palju ja vaimne tervis sellele vastu ei pea. Kui COVID-i kriis tuli, siis see algas nagu sellise füüsilise tervise kriisina. Ja õige pea tegelikult sai selgeks, et sellest võib väga tugevalt mõjutada saada ka vaimne tervis. Ja selle COVID-i perioodi ajal tundub, et see vaimse tervise valdkonna võimekus kuidagi olla valmis sai päris sellise tugeva toetuse. Ehk sellega hakati teadlikumalt tegelema, et me näeme, et need COVID-i aegsed sotsiaalne isolatsioon ja hirmud, mis olid, et need ei jätnud sellist väga sügavat jälge, mis kohe andmetes oleks kajastunud. Kas see COVID oligi nagu selline esimene ühiskonnas laiemalt teadvustatud päris kriis? Mis mõjutas just vaimset tervist ja heaolu? No jah, meie viimasel paaril aastakümnel vist küll selline kõige tugevam, mis ei jätnud mitte kedagi puudutamata. Aga jah, et sealt kindlasti sai alguse üks teema, mis võib-olla ei ole kriis, aga millest võib jälle, mis võib võimendada inimeste jaoks seda kriisi, see on üksildus. Et üksilduse epideemia, mis viib siis jälle omakorda mõtte selleni, et kui palju indiviid
peab ja saab ise hakkama saama ja saabki ise hakkama. Ja kui suur on siis ikka see kogukonna ja ühiskonna vastutus, et kui palju inimene jaksab ja suudab ja kui palju ta saab teistele loota, ehk selline individuaalse ja kollektiivse ise ja koos toimimise mõistlik tasakaal, et mis kriiside puhul on ju väga oluline, et inimene mingi aja ta peab ise hakkama saama, aga kui tal ei ole seda teadmist, et kellele ja loota, kuhu pöörduda abi saamiseks, et siis ta individuaalsed jõuvarud ammenduvad kiiresti. See on väga huvitav, et sa tõid siia sisse selle üksinduse või üksilduse nii-öelda temaatika, sest et ega ta meile ju tundmata teema ka sotsiaalvaldkonnas ei ole, et küll aga räägitakse sellest viimasel ajal rohkem heaoluühiskondade sellise, kuidas öelda siis, kaasnähuna või nagu probleemina, et millega võib-olla ei osategi hästi nagu tegeleda, kas siis elu on tõesti nii heaks läinud meil, et selline teema tuleb meile ka nüüd nii-öelda päevakorda? Mõnes mõttes ta võib olla tõesti selline hea elu teema, sest et me praktilises mõttes saame üksi hakkama. Aga kusagil meie arhailises ajus on see hirm, et kui meil karja ümber ei ole, siis me ei pruugi hakkama saada, kui läheb raskeks. Kas me Covidist nüüd midagi õppisime ka, kui tulla sinna korra tagasi veel? Kui ma jään jälle selle oma liistude ja vaimse tervise juurde, et siis ma arvan, et me õppisime päris palju. Just õppisimegi seda, et kuidas näiteks neid teenuseid üles ehitada nii, et inimesed võiksid abi saada. Et kui me jääme ainult lootma sellele, et kellel on vaimne tervis kärssab ja olgu siis psühhiaater olla tema jaoks, siis see ei aita meid nagu laiapõhjaliselt ja pikas perspektiivis, et see abi peab olema inimesele lähedal, sest enamik abivajajaid ei vaja psühhiaatrilist abi, vaid sellist kogukonna tuge. Marju, tahtsid lisada? Et selle COVID-i kriisi järgselt mitmed üliõpilased tegid oma magistritöid ja kaitseseid ja need uuringud toovad ka välja selle, et see abistaja jaoks on ka väga oluline kogukonna tundmine, et nendel inimestel, kes eriti nagu maapiirkondades maakogukonda hästi tunnevad, siis nad oskavad kiiresti leida ka vabatahtlikke teisi abistajad, oskavad suhelda paremini institutsioonidega, sest need kontaktid on neil igapäevaselt juba olemas. Aga need, ütleme, nooremad töötajad, kes alles on nagu valdkonda tulnud või eriti need, kes on väljaspoolt seda piirkonda nagu lisandunud, et nendel oligi nagu palju raskem selle kriisiga hakkama saada, sest neil oli nagu võib-olla kogemuste või teadmiste puudus, et kuidas selles kogukonnas toimida. Merik, kuidas seda kogukonna sellist, ühelt poolt teda justkui iga päev vaja nagu ei ole ja siis jälle on nagu tohutult vaja nii-öelda kuskil ta peab nagu olema, kuidas seda sellist kogukonna tunnet siis ja säilenõtkust seal nagu suurendada? Kogukonda on iga päev vaja ja kogukond ümbritseb meid igapäevaselt. Kui me ka teda ei märka, siis ta on nagu meie igapäevaelu ökosüsteem. Aga kui meil on kõik toimib, meie heaolu on normaalsel tasemel, saame hakkama, et siis me ei pruugi alati nagu märgata seda, millised kogukonnad meie ümber on. Ja ka just need, et kas nad siis kuidagi hakkavad toimima aktiivsemalt siis, kui on kriisiolukord, et see võib-olla on see võtmeküsimus, kui me kriisidest räägime. Martin, tahtsid lisada siia? Ma tahtsingi öelda, et tegelikult mulle endale tundub praktikuna, et see COVID-i kriis, selle tagajärgedega me alles veel tegeleme ja me õpime selles mõttes selles osas nende tagajärgedega hakkama saama. Ma pean siin silmas just seda, et kogu meie vaimse tervise teenuste pakett hakkab alles jõudma abivajajateni. Ma arvan, et see on see, et koolid nüüd peavad hädavajalikuks seda, et meil on psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid. Enne me vaatasime, et jah, me saame hakkama. Aga nüüd me näeme, et ei saa enam. Me peame selles õppes edasi minema. Ma siin kasutan kohe võimalust ja tulles siia nagu poliitilise poole juurde, et Helmen, et ma nagu niimoodi selles debatis, mis just oli enne valimisi siin, mina nägin siin debatti sildade, teede, trammide
ja selliste nagu käega katsutavate objektide üle. Aga ma nägin väga vähe debatti linnapeade tasemel näiteks või kandidaatide tasemel selle üle, et mis siis nagu nii-öelda inimese jaoks nagu päriselt tähtis on. Kogukonnad, sotsiaalne heaolu, vaimne heaolu ja seda nagu, või ma olin kuskil vales kohas sellel ajal, kui neid debatte peeti. No see sõltus ilmselt piirkonnast ja sõltus ka sellest, kui hästi kuskil piirkonnas on midagi korraldatud ja kui asjad on hästi, siis täpselt nii, et inimesed ei märka seda, kui on nagu hästi, aga tunnevad kohe puudust, kui tekib olukord, kus neid asju ei ole. Aga ma ühe täienduse võib-olla ütleksin ka lisaks sellele poliitilisele debatile, kuna munitsipaalpoliitikas olin ma 4 aastat volikogu esimees Viljandis ja tõesti olen 93. aastast alati ehk siis 10 valimisel kandideerinud, nii et ja sotsiaaltöötajana alati vaatan seda poliitika poolt ja üritanud sotsiaalvaldkonnas midagi paremaks muuta, sest sa saad asju muuta siis, kui sa sellest räägid, kui sul on võimalus ka seda reaalselt teostada, aga minule tundub, et kroonviiruse üks tagasilöök, mis võib tulla ja minu kõrval on kindlasti targem inimene, kes seda tunnetab igapäevaselt, aga mulle tundub, et teatud tagasilöögid ka hariduses, noorte hariduses või puudujäägid. Ja kui öelda, et mis me võitsime või mis oli nagu positiivset kroonviiruses, siis tõepoolest positiivne oli see, et me saime aru, et meil ei ole vaja sõita 4 tundi edasi-tagasi Tallinna, pidada koosolekut, mis kestab 1,5 tundi, et me saame teha seda läbi telesilla. Ja kindlasti me õppisime hindama ka läbi selle nägema neid vajadusi, et kiiresti reageerida sotsiaalvaldkonnas, olgu see omastehooldus, aga hooldekodud. Hooldekodud sellel hetkel sattusid olukorda, kus kõik kartsid, keegi ei teadnud, mida see kaasa toob. Isolatsioon, kuidas see mõjus igainimestele, kuidas see mõjus nendele, kes ei saanud kokku oma lähedastega, erivajadustega inimesed, kellel ei ole vaimse tervise poolest ja ei ole nii tugevat sellist toimetulekumehhanismi, et see tegelikult tõi väga palju tagajärgi ja tõi ka selliseid surmasid, kus minule igatahes hooldekodust helistas üks 93-aastane vanaproua, mobiiltelefonid ju olemas, helistas, ütles nii, teate, ma oleks valmis haigestuma, kui ma oma laste ja lastelastega kokku saan ja peale seda surema, aga ma ei taha surra üksinduses ainult sotsiaaltöötajad ümberringi. Et tegelikult see vaimse tervise probleem, millest ka minu kaaspanelist rääkis, see oli elukaare üleselt ja see ei jätnud kedagi puudutamata. Ka beebid, kes sündisid ilma selleta, et isad juures oleks saanud olla, kui soovisid, ilma perepalatita, et kõik need asjad, need tulevad meil hiljem välja ja võib-olla see on see, et me olemegi järgmine kord, kui midagi peaks juhtuma, tugevamad. Me saame siis hakkama, sest me pehmendame valmisolekuga kindlasti ka tagajärgi. Sel korral me ei olnud nii hästi valmis, aga ma pean ütlema, et me väga kiiresti kohanesime. Me tõesti kiiresti kohanesime ja üldkokkuvõttes siiski, kui vaadata, me tulime päris hästi toime. Ma siiski meenutan nagu ka seda, et oli tõesti see hetk, et kus kõik nii-öelda sotsiaalabiasutused või tervishoiuasutused muutusid korraks vanglaks nii-öelda, et isegi võib-olla karmima režiimiga, kui meil täna vanglates on. Aga tulles nagu selle juurde, paberi peal tegelikult oli ju kõik ilus. Aga ometigi tuli välja ka väga palju selliseid asju, kus siis nii-öelda seda kriisivalmidust enne kriisi ikkagi ei ehitatud, ei saadud investeeringuid, ka poliitiliselt ei kõlanud need kriisi kindlaks ehitamise plaanid eriti nagu tugevalt. Ja siis me olime nagu hädas. Et see on umbes nagu see sama analoog, et kogukonda on tohutult vaja, aga alles siis on ju, kui mul häda on. Enne ma sellesse võib-olla nii palju nagu ei panustagi. Ma lihtsalt küsin praegu Elmani käest seda, et kuidas nüüd teha või kas see muutus on nagu toimunud, et nii-öelda poliitiliselt ka nagu nii-öelda võetakse otsustada selliseid asju, mis võib-olla ei anna nagu sellist käega katsutavat tänast nagu nii-öelda ütleme sellist nagu head nagu nii-öelda tulu, aga ta paneb meid 5 aasta pärast tuleva kriisi vastu paremini valmis. Ma tegelikult arvan, et see on nii. See on kohaliku omavalitsuse tasemel ja võib-olla see oli ka üks positiivne omadus, mis kroonviiruse kriisist kaasa võeti ja õpiti, et kuidas järgmine kord valmis olla, sest nii nagu alguses sai öelda, me elame sellel ajastul, kus üks kriis sünnitab järgmised ja kui me ei ole selleks valmis ja minu meelest võtmeküsimuseks on siin see ka, et inimese enese valmisolek.
ma olen valmis, kui ma olen teinud ära need, iga perekond, iga indiviid peaks selle peale mõtlema ja siis ma mõtlen ka sellega, et kui ma ise hakkama saan, siis keda ma veel saan aidata, mida ma saan nagu anda kogukonnale ja ühiskonnale ja siiski ma väidan, et need piirkonnad või paikkonnad, meil on ju väga tugev kodanikuühiskond ja ka omavalitsuste tasemel, et on kohti, kus need on väga hästi. Viljandi näitel 94. aastast alates on mittetulundusühingud saanud tegevustoetust. Ma julgen öelda, et väga suur osa nendest tegevustest, mida peaks tegema omavalitsus, on jagatud ka kohalikele mittetulundusühingutele, kes on võtnud selle rolli, aga kahtlemata selle eest ka saades siis tegevustoetust või tasu. Alati saaks paremini, aga see on oskus ja nutikus ja natuke ka prioriteetide küsimus, sest mulle ikkagi mõeldib mõelda ja öelda, et eelarve, olgu see riigieelarve või olgu see kohaliku omavalitsuse linna-valla eelarve, ei ole mitte midagi muud kui numbrid prioriteetidest. Jah, väga hea, Martin. Ja, no ütleme, kui sa tõid siia, et paberil peabki kõik ilus olema. See näitab, et me oleme mõelnud, me oleme teinud ettevalmistusi, aga mis on murekoht, lugejaid on vähe. Ehk kuidas see info jõuab inimesteni. Ja kui siit saalist või auditooriumist nüüd küsida, et kes on valmis ükstapuha milliseks kriisiks, andke mulle käega märku, kellel on nädalavaru toidus, kellel on rahas, sularahas. Aga tõstame käe, kellel on nädalavarud olemas. Nii, oi, siit tuli käsi küll. Ja, väga hea. Ei olegi nii lootustu. Ja siit ma ütlengi, et see ongi teie ülesanne hakkama saada erinevate situatsioonidega. See on inimese enda ülesanne. Sa nüüd annad väga ebapopulaarseid sõnumeid, et me siin ei vastuta millegi ees siin saali ees, et saage ise hakkama. Ütleme, valimised on läbi, nüüd võib. Õige, sa ju oled ka volikogu. Kas sa nüüd lähed Kose valda ka ja ütled kõigile avalikult volikogu istungile, et saage nüüd hakkama? Ja nii ongi. Iga inimene peab asjadega hakkama saama. Aga siin on vaja nagu läbi mõelda, et mis on omavalitsuse roll, et seda hakkama saamist paremini toetada. No ütleme, ei ole mõeldav, et iga pere jõuab endale generaatori osta, kui on elektrikatkestus. Et see on omavalitsuse roll või tagada vee või sooja kaod, et selles mõttes. Marju? Ja, et ma toon siia jälle neid magistritöödest uuringu näiteid, et siis eelmise COVID-kriisi tulemustel tõid spetsialistid, eriti just sotsiaaltöötajad ja ka nagu hooldustöötajad välja, et kõige keerulisem oli saada hakkama selle infoga, et see info tuli riigi tasandilt, see info tuli kriisikomisjonide poolt, mis olid moodustatud omavalitsused. Erinevad infod ei pruuki need rääkida sama juttu, et need info tulid vastu käivad ja siis on raske, eriti see, kui sa oled hooldaja, siis sinu vastutada on see inimene ja tema heaolu ja tema turvalisus. Ja siis sa pead otsustama tegelikult, et missugusest infost lähtuda, kelle info on nagu kõige parem või kas kohalik või riigi või mis iganes, et see on nagu kõige keerulisem ja vajalik nendes kriisiplaanides on selgelt sõnastada need infokanalid, kuidas moodi siis info liigub ja millest me peame lähtuma, et muidu tekib kaos või tekivad valed tegevused. Aga Kersten, käsi oli püsti. Jaa, ma lihtsalt väga huvitav kuulen, et ma ei ole ju tegelikult mingi kriisiuurija, aga praegu tegelikult meil tuli ju siin 3 tüüpi nagu teemas. Üks on nagu kriisideks valmisolek, teine on kriisidest läbitulemine ja 3, millest me tegelikult alustasime, on kriisidest nagu väljaminemine või need järelmid, eks ole. Ilmselt need on kõik natukene nagu erinevad teemad ka, kuidas nendega tegeleda, nii ütleme siis juhtimistasandil kui üksikisiku tasandil. Aga vaatame, paljudel saalis on arvutid ka ees, et ma ei tea, kui teada on ja kui ei ole, saate kohe vaadata. Samal ajal on olemas selline portaal nagu minuomavalitsus.ee, mis mõõdab või seirab siis omavalitsuste erinevate teenuste taset või edenemist. See on juba aastaid vana portaal. Aastaid vana, aga väga paljud ei tea seda endiselt. Ja seal on ka selline näitaja nagu kriisivalmidus. Ja te võite selle panna sinna sisse ja vaadata näiteks Eesti kaardil, milline see pilt on. See on nende kriteeriumite suhtes, mis seal on siis nii-öelda kokku lepitud. Aga ma vaatasin selle üle, enne kui tulin siia. Ja tegelikult, kui me räägime omavalitsuste nagu kriisivalmidusest, siis selle minu omavalitsus.ee nagu kaardistuse järgi ei ole see pilt üldse halb. Et Eesti kaart ei ole punane see kaart. Ei ole punane, see on täiesti roheline
ja siis on Kagu-Eesti nurk on kollane. Miks? Ma täpselt ei tea, ma sinna nii sisse ei jõudnud minna, kuigi minu nagu kogemus just Kagu-Eesti omavalitsusjuhtidega on see, et nad peavad tegelikult seda kriisivalmidust äärmiselt nagu tähtsaks, on ju. Ka ütleme sellisel poliitilisel tasemel. Võib-olla metoodika ei soosi neid? Võib-olla metoodika ei soosi või võib-olla jääb retooriliseks, on ju, tegevusi on vähem ja nii edasi. Aga kui nüüd sinna sisse minna ja vaadata nüüd seal kriisivalmiduse seires, on ju, ja vaadata seal, et kus me siis nagu kehvemad oleme, siis see Eesti kaart läheb, ma ei ütle punaseks, aga kollaseks. See oli siis, ütleme, kriiside haldamise suutlikkus. Ehk siis kriisidest just läbi tulemine. Ja see ongi see, et ühtepidi võib-olla, ma arvan, kindlasti me oleme parimal tasemel, mis me kunagi oleme olnud nagu kriisideks nagu valmisoleku suhtes. Aga ütleme, tööd on teha kõvasti, ütleme siis kriisidest läbi tulemise suhtes. Ja see on just see hästi praktiline tasand. Kes siis läheb kuhu kedagi aitama? Kui mul on vaja, ma ei tea, peitu minna millegi eest, on see kõva tuul või puhisevad kuulid, kuhu ma lähen, eks ole. Et see ots võib-olla on jah see, mis vajab. Kes siis selle eest vastutab? Eks me kõik vastutame. Et nagu me siin... Kui vaadata kohaliku omavalitsuse pilti, siis näiteks, kuidas seal, ütleme, minna siis sellele järgmisele tasemele, et okei, et kõik on nendele moosipurgid keldrisse varunud, et justkui peaks nädalaga hakkama saama. Aga sealt edasi? Jah, et vaata ongi nüüd, kui kaua hakkama saada. Et see on muideks üks nagu mulle üldistus või järeldus nende omavalitsuste kriisivalmiduse teemasid vaadates. Et on päris erinev pilt, et milline see, kas on lühike või pikk plaan kriisidega toime tulla omavalitsustel, millises plaanis nad on selle läbi mänginud. Vist õigusaktidega oodata eeldus on mingi pigem lühike, mingi 72 tundi äkki selles uues kriisivalmidusseaduse eelnõus. Aga osad omavalitsused teevad ka pikka plaani, et me oleme nagu valmis selleks, et meil on nagu jätku püsiv pikaajaliselt nagu olev kriis. Et see on nagu üks teema seal. Ja ütleme, kui me räägime baasteenustest, siis kindlasti nende tagamise ülesanne on omavalitsuse ülesanne või siis riigi keskvõimu ülesanne, oleneb, mis tüüpi teenust tegu on. Aga nüüd ise hakkama saada oma perekonnas, siis lõpuks on see vastutus ikka meil, kui me suudame ju, ütleme, me ei vaja nagu igapäevast, ütleme, hooldust või midagi sellist. Et meil peab olema need varud, me peame olema läbi mõtlenud, mida me siis teeme või kuhu me läheme. Ja austus mina, kui tuua see isiklik mõõde, olen nagu väga süsteemselt selle valmisoleku kujundanud. Et kui küsimus oli, kas saab nädal hakkama, siis ma saaks 6 aega rahulikult hakkama. Väga, ma arvan, et üks parimini valmistunud kriisideks inimene siin saalis, järelikult 6 aega. Selge, Martin. Et ütleme, omavalitsuse ülesanne on olla valmis asjadeks. Kas nad ka seda on, seda me teame alles siis, kui mingi olukord on käes. Ja kunagi ei lähe nii, nagu on planeeritud. Mis on omavalitsuste häda, on see, et omavalitsustes tegeleb kriisi juhtimisega omavalitsusjuht, kes on valitav ametikoht. Nüüd iga 4 aasta tagant rõõmsalt võib juhtuda, et tuleb keegi teine ja hakkab uuesti kogu seda süsteemi haldama ja sellest aru saama. Ehk meil ei ole omavalitsustes võib-olla see stabiilsus garanteeritud. Küll on ära jaotatud rollid. Meil on olemas naiskodukaitse, meil on olemas Kaitseliit, meil on Päästeamet, meil on ressursid inimeste näol olemas. Ja nüüd peabki olema ühel hetkel kokku lepitud, kui midagi toimub, mis on sinu roll. Ja seda rolli siis täpselt silmas pidada. Mina näiteks tean, et kui on mingi kriisiolukord, mida mina koolis tegema pean. Millal tuleb minule sõjavägi sisse, ütleb, et siin on nüüd meditsiini osa, siin on nüüd niimoodi. Ja üks asi, mis veel on suurte kriiside puhul, haridusteenus ei saa olla katkend. Sest isad lähevad sõtta, emad lähevad meditsiini tagalasse, me peame sellega arvestama. Ja nüüd ja sõbrad tulevad sinu poole. Et kuna sa oled 6 aega ette valmistanud, ehk see rollide jaotus peab olema ära fikseeritud ja igal ühel peab olema teada,
mis ta sellel hetkel tegema peab. Ja perekonna ülesanne on tegeleda iseenda pere ja oma lähedaste eest seista ja hoolitseda, et nad oleksid turvaliselt kuskil. Väga hea, tulen su juurde tagasi. Kersti oli kõigepealt, siis Helmen, siis Kersten. Et tegelikult ütleks selleks, et nüüd me oleme nüüd rääkinud viimased paar aastat sellest kriisivalmidusest kriisist, tegelikult oli vaja ühte suurt kriisi, et me üldse sellest rääkima hakkame. Et me ei õpi enda vigadest, me ei õpi teiste vigadest, me õpime ainult enda vigadest. Ja see on tegelikult näha nagu üle Euroopa, kui te ikkagi praegu ka ringi liigute, et mingitel hetkedel võite sattuda jälle, et tulevad mingid ohuteavitused. Et see on küll kriisiõppus, aga et olles selle kriisikomisjonide ja kriisi omavalitsuse tasandise kriisi juhtimisega seotud juba just peaasjalikult 10-15 aastat tagasi, siis kriise tegelikult kõiki neid kriisiplaane, kriisikoolitusi, kriisiõppusi nähti üks tüütu lisategevusena, et teeme selle paberi ära ja lõpptulemusena olles ise olnud Padaoru kriisi keskel, mitte päris keskel, vaid seal hästi lähedal, siis 2 kolleegiga omavalitsus pidime selle ära lahendama, sest teised tööle jõudnud, kõik olid lumevangis. Ja ühe näitena, et kus see läbimõeldus selliste kriiside puhul oli tollel hetkel ülimadal, oli see, et mingil hetkel perearstiga rääkides küsides, et kas ta saab minna, kui kellelgi on vaja. Ta ütles, et ei saa. Meil üks traktor oli, siis leppisime kokku. Perearst helistab. Ja siis me helistasime ka päästeteenistusse ja küsis, et teate, kui te meie vallas satute, peate tulema, et kas teil on siis, saate te läbi väikestemasse kohtadesse. Et kui me pakkusime neile meie ainsa traktoristi numbri, siis ülejäänud oli Padaorus, siis nad olid, teate, me ei ole keegi selle peale mõtlenud, et kui me peame väikesesse kohta kohale jõudma, kui on lumetorm, et meie transport läbi ei lähe sealt. Et mis siis saab, kui me peame minema väiksesse kohta kohale. Et see oli täiesti läbi mõtlemata need teemad ka päästeteenistusel. Väga hea. Helmen. Ja ma olen selles osas väga nõus, mida siin eelnevalt öeldi, et see muutus iga 4 aasta tagant võib olla mingisugune probleem, aga ma ütlen selles osas, et sellele ei tasu muretseda. Mina alati usun, tublid ametnikud, tublid inimesed valdkondades jäävad alles. Linnapead tulevad ja lähevad, poliitikud tulevad ja lähevad, aga need, kes teavad, mida teha, jäävad. Ja see on see nutikus, kuidas see info endale siis kiiresti selgeks teha ja tõesti olla juht. See on õige. Teine asi, väga oluline, alati jääb inimesi, alati jääb perekondi, kes ei suuda ise hakkama saada ja siin on omavalitsuse roll väga suur. Ja täpselt samuti omavalitsuse roll on väga suur. Hoolekandeasutused, lasteasutused, kõik need, mis on nagu sõltuvad. Ja ka sellest, kui ei ole elektrit või on külm, et me võime ju öelda, et mõnel meist on vedanud, mis alguses ei tundunud väga suure vedamisena, et sul on ahi ja pliit ja sul on oma kaevoovis ja need ongi tegelikult selles situatsioonis lisaks sellele veel betoneeritud keldergi maja all. Et see vedamine, aga meil ei ole kõigil seda ja siin on see tarkus ja oskus, et see info viia ja see teadmine ja seda on väga lihtne öelda, aga väga raske teha, sellepärast et need, kes infot jagavad, nendele tundub, et seda on kohutavalt palju ja need, kes seda sel hetkel, kui olukord käes on, vajavad, siis neile tundub, et üldse pole. Nii et see on nagu see triki küsimus, kuidas seda teha ja ennetada neid. Kersten. Jaa, eks see jutt võib-olla hästi nagu optimistlikud oleme ja ma arvan, see on nagu oluline, aga eks see just see nii-öelda kriiside praktilise kulgemise nagu teemas ilmselt ikkagi on nagu ka seda, kus me peame nagu tõsiselt vaatama, et saab rohkem teha ja on vaja rohkem teha. Jällegi, ma ei taha teha mingeid empiirilisi üldistusi, aga tuleb meelde üks kaasus näiteks ühest omavalitsusest, mitte väga väikesest, kus ütles, et jah, meil on kõikidel asutustel see HOLP, on ju. See on siis see hädaolukorra lahendamise plaan. Meil on see kõigil olemas, aga see osteti sisse väliselt konsultandilt. Me ei ole mitte kunagi seda läbi arutanud, läbi mänginud. Ma tegelikult ei tea, see koolijuht rääkis, et mida me siis teeme, kes kellega ühendust võtab, on ju, kes ja nii edasi. Või teine näide tuleb see, et mida tagab omavalitsus ja mida me peame ise tegema. Mu enda tuttav
oli sihuke probleem või helistas, küsis abi, et kui meil näiteks pikaajaline elektrikatkestus, ühisveevärk ja soojavarustus, siis tegelikult vee- ja soojaettevõtted etodena, elutähtsate teenuste osutajatena, eks ole, tagavad ju selle tsirkulatsiooni. Aga nüüd, kui sul kortermajas seda oma generaatorit ei ole, sa oma maja sees seda tsirkulatsiooni ei taga, siis tegelikult sul ei ole sellest mingit kasu, kui see omavalitsus on oma otsa ära teinud. Nii et iga osapool peab selle oma osa ära tegema. Keegi ometi peab kuskil olema, kes selle ära koordineerib. Just. Kas see on omavalitsuse roll või ei ole? Kriisivalmiduse kujundamine üksikisiku või kogukonda tasandil. Muidugi on. Et kelle siis veel? Et muidugi on. Muidugi siin käib see põrgatamine. Et mul oli ka siin kevadel üks juhendatav uuris siis seda kriiside planeerimise ja valmiduse seda võimuvertikaali tervikut, on ju. Riigi kesktasand, omavalitsus, kogukond, eks ole, ja pluss siis need kõrvalharud seal, erasektor ja nii edasi. Ja mis see üks nagu tuum järeldus oli? Iga osapool ootab, et teine osapool teeb midagi. Omavalitsus ootab, et riik annab raha ja kehtestab standardid ja koolitab. Külaselts ootab, et omavalitsus toetab ja võimestab. Omavalitsus ootab, et kui kriis on käes, siis küll Päästeamet tuleb ja see Päästeameti regionaalne kriisikomisjon võtab asjad üle. Ettevõtja ootab, et keegi ütleks talle, mida ta siis täpselt millal nagu tegema peaks. Et kõigil on tegelikult nagu valmidus, aga jäädakse nagu ootama, et keegi teine nagu teeb midagi ära. Järgmine mingi selline suurem kriis tuleb nii-öelda kõikide nende käimas olevate taustal nii-öelda. On see siis parem nüüd nii-öelda sinu hinnangul nagu see olukord, et nüüd kõik ei oota enam kellegi teise järel või hakkab see samasugune nagu nii-öelda ootamatu? Siin ka kirjutatakse, et olemuselt on ju kriis üllatuslik, et selleks ei saagi peaaegu et valmis nagu nii-öelda olla. Ja siis hakkab see alles sättimine paika või oleme nüüd tugevamad omavalitsuse tasandil? Mina arvan, me oleme kindlasti parimal tasemel, mis me kunagi oleme olnud. Kas see on piisav? Ei ole. Ei ole? Ei ole piisav. Okay. Martin? Tõsi ta on, et see ei ole piisav. Ja kriisiks me ei saa ette valmistada projektipõhiselt. Et näiteks selleks, et ühistu saaks endale selle ühenduse sinna maja sisse, siis me peamegi kokku leppima, kas selle eest vastutab ühistu ise, et nad ostavad generaatori või tagab veetava generaatori sinna omavalitsus. Nii, ja siis me hakkame vaatama omavalitsusena, kust me saame raha selle generaatori jaoks. Kas on avatud kuskil mingi projektivoor? Keskkonnainvesteeringute keskus annab meile ATV sõitmiseks, et me saame ringi sõita. Lumesaha jaoks meil raha ei ole, siis me vaatame küla pealt. Et kui meil on kriis, siis me peame ütlema, et meil on kriisi meede, kust saavad siis omavalitsused ette planeeritavalt oma tegevus ellu viia selleks, et ennetada teatud ohte. Ma tulen korra nagu selle küsimuse juurde, et sina kui koolijuht, et meil on COVID-i kriis, inimesed ostavad vetsupaberit, selles mõttes, et kindlasti ei tea alguses, mida osta, tundub kõige parem variant olevat seda osta, et kõik lähevad ju. Et siis on meil mingisugune elektri toimepidevuse või varustuskindluse nagu kriis või häire, siis inimesed jooksevad, ostavad endale siis neid samu generaatoreid, samal ajal pole kuhugi neid ühendada. Et valmidus nagu tegelikult nagu puudub, et see elektrivalmidust pole nagu tagatud ja nii edasi. See on nagu natukene nagu hariduslik probleem ka, et mismoodi me ise ennast nagu paneme. Lihtne on öelda, et varu nüüd, aga mina panen endale kuu aja moosivaru nagu nii-öelda keldrisse ja ei saa sellega tegelikult hakkama. Just, kui on mingi olukord, siis me teamegi, et meie ärevusfoon on kõrge. Ja siis inimesed hakkavad tegelema alternatiivsete abiotsimismeetmetega. Kes ostab tualettpaberit, see vähendab tema ärevusfooni. Kui me siin ütleksime, et meil on mingi olukord, siis kõik inimesed tegelevad erinevate asjadega. Kes jookseb, kes varjub, kes nokib nina ja nii edasi. Ehk meil on nii palju, kui on inimesi, me käitume erinevalt. Küll me saame kokku leppida raamistikku, et kui meil on see olukord, siis me käitume niimoodi. Koolid valmistavad õpilasi ette selleks, et kui meil on evakuatsioon, signaal läheb tööle, teine häirekell, siis me kõik õpilastega tõuseme rõõmsalt püsti ja rahulikult läheme ja
koolimajast välja ja saame seal kohas kokku. Kui meil on mingi teistsugune situatsioon, siis me läheme ja toimetame teistmoodi. Ehk see on see harjutamise küsimus. No see harjutamine on tulnud nüüd ikkagi nüüd viimasel ajal? Ei, tegelikult see on seadusega ette antud juba varem, juba 90-ndatel. Aga me tõsiselt hakkasime sellesse suhtuma võib-olla alles nüüd, kui need suuremad kriisid on toimunud. Ehk me näeme selle hädavajalikkust. Ja mina pean vastutama selle eest, et kõik lapsed, kõik õpetajad saaksid situatsiooniga hakkama ja me oleksime terved. Aga see ei tähenda, et me oleme valmis. Mul on õpilased, kui midagi siin toimub, nad lähevad kohe vaatama. Neil on kama, mida õpetaja ütleb. Või siis mõni kukub kisama. Aga mõnel lapsel peale seda, kui sireenid lähevad tööle, nädala pärast alles tekib väga suur stress, ärevus ja ta hakkab seda üle elama. Nii et neid situatsioone, kas me saame hakkama või mitte, on nii erinevaid. Kersti, kuidas teha kogukond kriisikindlaks? Mida kogukond ise saab teha? No kogukond, praegugi toimuvad igasugused kriisikontaktisikute koolitused ehk, et just nimelt need inimesed, kes on koha peal, et nad teaksid paremini, sest et võtame kas või samad elektrikatkeskused, kõik sellised, et alati tulebki mõelda, et kellel on need generaatorid ja haavatanud rühmas, kellel on nutitelefonid üldse olemas, paljudel ei ole nutitelefone. Et mis siis saab, me võime küll läbi Facebooki neid teateid saata, aga kui inimestel ei ole seda õiget telefoni, ta ei saagi seda teadet kätte, kui tal on juba mitmendat päeva ei ole elektrit või kui lähedal on lähedased, et kas tal on nendega ühendus. Aga mida ma võib-olla siit ka läbi kooli konteksti veel tahaksin juurde tuua, on see, et jah, me oleme hästi palju nüüd harjutame neid tuntud kriise. Ehk et kuidas evakuatsioon, lähme rahulikult välja, ka ülikoolis toimub neid siin iga natukese aja tagant, me kõik teame, kuidas me peame liikuma, aga võib-olla see on ka selline laiem, kuidas seda teha, ma ei oska nüüd öelda, aga alates haridussüsteemist ja ka muidu, kuidas õpetada siis üldoskusena stressirohkes olukorras toimetulekut, ehk et sa ei tea, eriti kui sa veel täpselt ei taju, mis see stress on, et natukene et lapsi panna aeg-ajalt sellise stressi olukorras, et kuidas seal toime tulla, sest et seda on ka vaja harjutada, et see ei tule iseenesest, et kuidas leida, et ei tekiks need ärevused, tekiksid hiljem või ei tekiks, et tekiks neid vähem, et osatakse tundmatute stressidega toime tulla. Kuidas seda harjutada? Kuidas seda viia nüüd nii-öelda? Ma arvan, et siin on vaja tegelikult rohkem nagu pedagoogilist teadmist, et aga just nimelt... Ühesõnaga, see on kooli ülesanne? No kooli ülesanne täiskasvanute puhul see tuleb alustada kooli, üks osa on koolist, et täiskasvanute puhul me kooli tagasi enam niimoodi ei saa, et seal me oleme selle koha pealt hiljaks jäänud. Aga ikkagi sest et neid me ei saa enam niimoodi õppima, aga laste puhul saame küll seda, et õppida stressirohket, et me ei pea õppima oma vigadest, vaid et koolis aegalt on selliseid kasvõi mingit natukene ootamatuid olukordi, kus nad täpselt ei tea, mis juhtuma hakkab ja kuidas nad reageerivad, et nad oskaksid selliste olukordaga toime tulla ja nad mõistaksid, et see olukord on tõsine, mitte selline, et kriisi õppus, ma tean, ma lähen välja. Et see on nende jaoks juba tuntud olukord, aga just need tõsised kriisid ongi see, et kui me ei tea, see tuleb ootamatu. Me ei tea ja kestab kaua ja me peame kuidagi reageerima ja et me ei hakkaks ostma paaniliselt näiteks vetsupaberit kokku lihtsalt. Sotsiaaltöötajast ja tema nagu nii-öelda tegevusest ja rollist tead sa kohalikul tasandil palju. Et kus sotsiaaltöötaja nende kriiside keskel on ja kus ta võib-olla ei ole, aga peaks olema? No omas kogemusest ikkagi ta tegelikult kogu sellest valmiduskriisi allusest ta on üks võtmeisikuid. Et kui vallavanem omavalitsusjuht vastutab terviku eest, siis
majandusinimesed vastutavad sellest, et meil tehnika kõik toimiks, aga inimeste koha pealt vastutus laias laastus jääbki sotsiaaltöötajatele. Ja nüüd ongi küsimus, et millise taseme see kriis on, et kas see puudutab kogu elanikkonda või ta tegeleb siis ühe grupiga, aga eelkõige just siis teada oma inimesi, see on see peamine, et kontakte, aga ka lihtsalt ka teada neid inimesi, kus need kohad võivad olla. No seda näitas ka väga selgelt COVID-i kriis, kui me väga palju rääkisime tervishoiutöötajatest, kes olid kogu aeg eesliinil, aga tegelikult olid ju sotsiaaltöötajad samamoodi, kus omavalitsused pidid kogu oma tegevuse ümber organiseerima selleks, et sotsiaaltöötajad saaksid oma tööd paremini teha, näiteks parandades koolilastele arvuteid, arvutades välja, kuidas koolilõuna ringi ümber teha, et noh, et ka oma töö pidid teised nagu selles mõttes ümber korraldama, sest et selge see, et sotsiaaltöötajaga roll on ikkagi jälle see ka ikkagi seesama, et kinnitada inimestele, et esimese nii-öelda, kui vähegi võimalik, peab inimene ise hakkama saama ja siis edasi, sest et ka nendele haavatutel, kui vähegi võimalik, et selline ka neil oleks teatavad varud olemas, et neil oleks ka teatavad kontaktid ja need kogu aeg olemas, et ja siis teada neid, kus mingil hetkel võib see puudus tulla, kus ei ole võib-olla kedagi juures. Marju, kas me sotsiaaltöötajad selleks kõigeks õpetame? Tundub olevat väga selline, vaata, et nagu kõige roll nagu nii-öelda igal pool. Korral. No jah, et eks me ikka räägime nendest teemadest, ega siin just nagu lisaks sellele, mida Kersti ütles, et see arvutite kampaania, et mina tegelikult osalesin meeskonnas, kes COVID-kriisi ajal vaatasime, kuidas sotsiaalmeedia aktiviseerub just nagu selles osas, et kuidas eakaid erivajadusega inimesi aidata ja ka nendes juhtumitest tuli välja, et mittetulundusühingud või ka mõnikord eraisikutest eestvedajad hakkasid korraldama seda arvutite kogumise kampaania, et nii, et sotsiaaltöötajad mitte üksi, vaid nemad ilmselt võisid olla siis nagu nügijad või initsiaatorid, et korraldame mingisuguse sotsiaalmeedia kampaania ja sealt läks asi edasi, asjad lahenesid ja sotsiaalmeedia kaudu hakati kogukondades ka eakaid abistama, erivajadusega inimesi abistama ja nii edasi, et see ja samas me vaatasime seda nagu pikema periood 1,5 aasta jooksul, siis oli näha, et kui kriis algas, siis varsti hakkasid need grupid tekkima seal sotsiaalmeedias ja kui see kriis hakkas nagu lõppema, siis nende aktiivne tegevus kadus ära. Need olidki nagu siis ellu kutsutud just selle kriisi toetamiseks ja abi otsimiseks, et kogukond oleks ka kaasatud, kes vähegi nagu suudab. Miks nad ei toimi nagu nii-öelda pidevalt, et kas on selline nagu nii-öelda paneme plaastri peale ja siis lööme käega? Võt sellele vastust ma ei oska siin öelda selle uuringu põhjal, et me vaatasime kindlat perioodi, aga tõenäoliselt on ikkagi see, et vajaduspõhiselt need asjad tekivad. Et kui kogukonna liikmed näevad, et on mingi vajadus, siis inimeste solidaarsus ja kogukonna ühtekuuluvuse tunne on nii suur, et hakatakse üksteist aitama ja siis otsitakse seda kanalit. Ja sotsiaalmeedia tänasel päeval on nagu see hea kanal, kuidas siis on võimalik kaasa mõtelda, kaasa lüüa, aidata ja osaleda. Merike, me ei räägi minu arust väga palju üldse sellest, et mingid vaimse tervise varud peavad ka olema inimestel olemas. Ma tunnen, et see on kuidagi, mitte, et me selle peale siin ei mõtleks, panelistid kindlasti selle peale mõtlevad, aga mul on tunne, et see on vaata tähtsamgi kui see füüsiline varu. Ja kui Kersti tõi selle teema siin praegu meie ringi, siis mul ka hakkasid kohe mõtted kerima, et need tõesti need varud on sama tähtsad, kui et meil on varjend, kuhu minna ja meil on see toiduvaru, et meil oleks inimestel lapsest saadik juba selline vaimse tervise kasvatus, igapäevane vaimse tervise hügieen, et kui on väga stressirohke olukord ja ei ole võimalik selle olukorraga tegeleda, vaid on vaja tegeleda oma emotsionaalse eneseregulatsiooniga, et siis need oskused on olemas ja et nendest
sellistest. Stress iseenesest ei ole vaimse tervise häire, aga ta on seotud vaimse tervise häiretega. Ehk kui inimene ei oska nendes stressiolukordades ennast reguleerida, siis võib sellest tõesti välja kasvada selline ärevus või väga hulludes olukorrades posttraumaatiline mingi stressihäire. Aga see on asi jah, mida lapsest saadik õppida, mida kodus juba õppida, mida saab koolis õppida, see on selline säilenõtkuse arendamine ka, et tajuda ära, et mis olukorras on vajalik olla selline paindlik ja nõtke, kohaneda, mis olukorras on vaja olla murdmatu ja tugev, aga alati ei saa olla murdmatu ja tugev, siis võib murduda. Et see on selline jah, mida lapsest saadik õppida kodus, koolis ja läbi terve elu, et olukorrad on uued ja uued oskused tulevad uutes olukordades. Helmen. Ja, et siit sobib väga hästi jätkata seda, et kahjuks Viljandi linn on see linn, kus toimus koolitulistamine ja õpetaja surmaga lõppenud koolitulistamine. Mina olin sel ajal sotsiaalkaitseminister ja Rait oli asekantsler, suurepärane asekantsler muide. Ja enne lõppu ma räägin ühe toreda loo ka, aga räägime selle praegu ära, et see, kui see juhtus, siis oli vaja kiiresti reageerida ja toetada õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid kõik ja tegelikult Eesti parimad spetsialistid sõitsid Viljandisse kohe järgmisel päeval või sama päeva õhtul. Et meil on lihtsalt see kogemus ka olemas, kui kiiresti, et seal ei ole, et kelle kohustus see on, aga parimad spetsialistid läksid sinna, sest see oli ka midagi sellist, mida polnud mitte kuskil juhtunud Eestis ja loodame, et seda kunagi ei juhtu. Loodame väga, et seda kunagi ei juhtu. Ja teine näide, et kui me oleme koos harjutanud või ka nüüd peale kroonviirust, me oleme kriisiplaanid koostanud, me teame, et tegelikult olid nad ju varem, mitte ainult kroonviirused, tegelikult kriisiplaanid olid omavalitsustel varem. Siis näide, Viljandis juhtus sotsiaalmajas tulekahju. Ja pool tundi hiljem oli kohal linnaliini autobuss koos bussijuhiga, stabilinnapea helistas ja kõik need inimesed said sooja bussi, kes olid sealt välja aidatud, et edasi Päästeamet kustutas, meedikud vaatasid üle, kes vajas abi, et need kõik asjad toimuvad, kui me oleme selle kokku leppinud, kõik teavad, kellele helistab, kuidas toimitakse ja need on sellised head näited, mis annavad ka kindluse, mitte ainult nendele, kes sellest vastutavad, vaid ka kogukonnale, et me saame hakkama, kui me teame, kuidas sellel hetkel käituda ja alati juhtub muidugi ka nii, et midagi tuleb käigu pealt lahendada ja need lahendatakse ka ära, kui me oleme seda proovinud ja harjutanud ja kui me oleme valmis selles mõttes ka reageerima kiiresti ja see on jälle õpitud ja mina arvan, et juba lasteaiast, perekond, lasteaed, kool, et niimoodi sinna kasvatakse ja on võimalus õppida ka täiskasvanuna, ma tean, kuidas Väärikate ülikool korraldab erinevaid kriisiõppusi erinevates piirkondades ja käivad rääkimas nii Päästeamet kui kõik teised, et seda saab õppida igas vanuses. See on elukestev õppe üle elukaare. Väga hea. Martinile sõna ja siis ma võtan publiku küsimused. Neid on päris palju siin. Täitsa nõus sellega, et on mingid teenused, mis toimuvad ilma meie teadmata. No näiteks viimane oli siin eelmine nädal või see nädal isegi, ma ei mäleta enam, kus ähvardused üle Tallinna linna anti koolidele. No see on ju tõsine olukord kooli jaoks. Ja see toimus siis pühapäeval ja minule teadmata helistas politsei, ütles, et sellised asjad ringlevad, vaata e-maili, siis vaatasin e-maili, sain informatsiooni, mis toimub ja andsin teada siis meie maja peaadministraatorile, et homme on olukord selline, kõik lapsed saavad oma kaardiga sisse, ühtegi täiskasvanud koolimajja ei luba ja nii edasi. Ja minu teadmata oli hommikul kohe politsei ja valve oli olemas, kõik olid valmis ja valvel selles mõttes ja samamoodi paralleelselt olid siis sotsiaalpedagoogid, psühholoogid koolis valmis jälgimaks õpilasi, kuidas selle ärevusvooniga toime tulla. Nii et selles mõttes mitte üle reageerides toimuvad teatud asjad iseenesest ja hästi. Nii et selles mõttes see on ka üks hea näide kriisi valmisolekust. Kuidas? Väga hea, jah. Ma kogesin ka seda, et inimesed on väga erinevates inforuumides ja minule ka üks naaber kirjutas ja tegelikult ei saatnud kõva last kooli. Kuigi sai selgitatud ühte, teist ja kolmandat, aga näed, et inimesed lähevad nagu nii-öelda kergesti ärevile. Aga nüüd tulles saali küsimuste juurde ja palun esitage neid veel, aga nüüd võib-olla hakkame järjest minema, et siin on üks meie osaleja on siis öelnud nii, et ühiskond on sisemiselt lõhenenud.
see annab võimaluse välisele propagandale, eriti enne Riigikogu valimisi. Ja kuidas seda kriisi juhtida, milline roll on siin teadlastel? Võib-olla ma alustan, et kuna eile ma osalesin ka ühes paneelis ja väga vabandan nende eest, kes mind juba eile kuulsid, et teil ei tule midagi üllatavat töö jooksul, ma juurde ei mõelnud midagi, aga küll õppisin teiste panelistide jutust, et tõepoolest, et see, et me ei pea mitte kartma välisvaenlast või välisviirust või mida, me peame olema valmis ka ühiskonnas toimuvate protsesside korral ja kui ühiskond on lõhenenud, siis see ebavõrdsus ja kõik see on teemad ja jälle siin on ka võtmesõnadeks on haridus, töökohad ja sotsiaalne sidusus, seda on jälle hea öelda, kuidas seda teha. Siin tuleb vaadata peeglisse kõikidel poliitikutel ja siin tuleb vaadata mitte ainult riigi tasemel poliitikutel, vaid seda tuleb ka omavalitsuse tasemel, sest väga tihti algab see lõhestumine mitte ainult riigi tasemel tehtud otsustest, vaid see kemplemine ja see inimeste selliste odavate võtetega manipuleerimine, et see on oht. Ja sellega tuleb väga tõsiselt tegeleda ja vastutustundlikult tegeleda, kui palju see õnnestub, seda juba otsustavad inimesed, aga see on probleem, et mitte ainult väljaspoolt tulev oht ei ole, vaid nii nagu ma ka eile ütlesin, et me suudame hoida kokku, kas suure mure või suure rõõmu korral. Suur mure, kui taasiseseisvust tähistati või taastati, me keegi ei teadnud, kuidas see läheb verega ilma. Me hoidsime kokku. Ja teine, suure rõõmu korral laulupidu. Vaadake, kuidas inimesed nagu üks hingamine ja kõik see, ja mitte ainult seal laulukaare all, kes tulla ei saa, aga kodudes sellel hetkel kõik tunnevad ennast suure osalisena. Et võt, kui seda tunnet suudaks nagu ka kauem hoida ja siin on hästi palju tegureid, mis seda mõjutavad. Just ennem, kui ma täna hommikul oma sammud siiapoole seadsin, anti mulle üle siis üks selline kogumik Sisekaitseakadeemiast, mis on see Eesti sisejulgeolekut mõjutavate globaalsete arengutrendide prognoos ja seal sees on üks siuke ekspertide siis hierarhiline tabel või nimekiri siis nendest võimalikest ohtudest, mis meid ohustavad. Ja tegelikult see polariseerumine, ühiskonna polariseerumine on väga kõrgel kohal seal. Et Kersten, tahad sa siin kommenteerida juurde? Tegelikult ma ei tahtnud seda, et vähemalt see küsimuse asetus oli saalist, oli ju tegelikult see on, ütleme, poliitstrateegia, et kuidas mobiliseerida valijaid. Ja tehes seda lõhestavalt, on see minu arvates ka mage, aga... Kriis on ju poliitiku leib. Jaa, aga ma tahtsin natuke võib-olla rahulikumaks selle lihtsalt ühe näite või kogemuse jälle, et kui me räägime ka kriisivalmiduse kujundamisest inimeste seas, siis üks omavalitsusjuht ütles mulle niimoodi, et kuulge, aitab küll, kaua me räägime nendest kriisidest, inimesed on niigi nii ärevil, et võtame nagu rahulikumalt. Et seda tuleb ka nagu arvestada. Mul ei ole vastust, ma lihtsalt ütleme, toon selle probleemi lauda, et ja siin vaimse tervise inimesed oskavad paremini öelda, et kui palju, et kas ühel hetkel ei saa liiga palju, et me nagu ütleme, teemegi iseenda kõik see ülemõtlemine ja seda ärevust nagu liiga paljuks. Merike, kuidas meil on meil liiga palju nüüd või? See sõltub viisist, kuidas me räägime. Et kui me räägime sellest viisile, et oi, see on kõik nii ohtlik ja kas Toomet aru ei saanud, kui ohtlik see on või öelda, et ohud on olemas, aga lahendused on olemas ja kui te teete seda ja seda, siis kõik on okei. Et ma arvan, et see väga palju sõltub viisist ja see lõhestumise kohta oli nagu mul see mõte peas, et seda saab tekitada siis, kui ongi, et nagu inimesed, see kuidagi anonüümsel pinnal on seda lihtsam tekitada, kui sa seisad silmitsi inimesega, kellega nagu sul peaks olema väga suur lõhe ja räägid temaga kui inimesega, et siis tegelikult neid lõhesid üldse nii palju ei olegi. Et see infoväli, inforuum ja kuidas seda kasutatakse on hästi oluline. Martin? No ütleme, ma ütleksin, et lõhe. Lõhe selles mõttes, et me oleme noor demokraatlik ühiskond, kes ei oska veel hakkama saada sellega, et on arvamuste paljusus. Ja iga inimene soovib kuulutada tõde. Ja see, mis ta ütleb, tundub, et ongi tõde. Aksepteerimata seda, et meil siin saalis on siin 50 inimest ja meil ongi 50 tõde. Ja kui me arvame erinevalt, siis me ei lõhestu, vaid me arvamegi erinevalt. Ehk me peame ühiskonnana ka sellest aru hakkama saama. Kus toimub lõhestumine, ongi erinevad sotsiaalmeedia grupid, erinevad jõupositsioonid, kust siis välja hõigatakse ja tõepoolest poliitiline kultuuritus,
mis tekitab teatud osas eristumist, ehk kui me tahame eristuda, koondada enda taha mingit poliitilist jõudu, kes arvab meiega sarnaselt, siis hakkab tekkima selline lõhestumise moment. Aga koolisüsteemis me saamegi selles osas rääkida noortele, et me peame allika kriitilisust vaatama, et kust see informatsioon tuleb, millistele allikatele on see üles ehitatud info, kas on teaduspõhine või mitte. Ja see analüüs on juba alusharidusest vaja sisse viia, et me õpime aktsepteerima üksteise arvamusi, et me ei tunneks ennast lõhestatuna. Siin saalist öeldakse meile, et nähtamatud kriisid, näiteks vaimse tervise ja sotsiaalmeedia kriis toimuvad praegu ja koguvad hoogu. Et kuidas neid käsitletakse? Et see võib-olla küllap on ka nagu siia täitsa teemasse. Tahab keegi kommenteerida? No ütleme, nähtamatu kriis minu mõistes on selline naeratav ja salakaval, et me keegi ei taha näidata selles, et me oleme haavatavad või me tunneme ennast halvasti. Me lihtsalt üritame seda oma käitumise taha varjata. Ma näen seda õpilaste puhul ja no ütleme, siin on juba spetsialistid osanud näha, mis on selle kriisi taga. Või siis on posttraumaatilised kriisid, et kui see sõjaga tuli siis Ukraina õpilasi väga palju Eestisse, siis meie arvasime, et me hakkame neile kohe eesti keelt õpetama ja panime eesti keeles tõe ja õiguse ette, et ole ja järgmiseks nädalaks loe läbi, aga me pidime hakkama ühel hetkel aru saama, et neil on stress ja nad peavad selles olukorras saama iseendaga hakkama ja alles siis ühiskonda sulanduma. Siin tuli kohe üks kriitiline kommentaar või küsimus, et 50 inimest ja 50 tõde, et see justkui tähendab, et objektiivseid fakte polegi olemas ja teadus kui selline on mõttetu. Ohoi, kes see oli? Teadus ei ole kunagi mõttetu. Selleks, et me peame millelegi tuginema, me peame oskama ennem katsetada, mõelda, arutleda, küsima teiste arvamust ja selle najal siis selgitama välja mingisuguse reeglistiku. Nii et ma siin kutsun korrale teid. Ja, et on teatud kokkulepped, teatud mustrid, mille kõrval võib olla ka igal ühel isiklik kogemus ja arvamus, et üks ei välista teist. Kersten. Ma tahtsin ka kaaspanelisti toetada, et tegelikult on terve poliitika analüüsi suund ja see on täpselt samamoodi analüüs, kuidas väga erinevate huvide, nägemuste, arusaamadega osapoolte vahel kokkuleppeid sõlmida, poliitilisi kokkuleppeid. Ka olukordades, kus probleemi määratlus või võimalikud lahendussuunad ongi äärmiselt nagu erinevad. Et ei ole, et see teaduspõhine lähenemine, poliitikakujundamine ei tähenda ainult seda, et me numbritega tõestame asju, vaid on ka teisi meetodeid. Aga ometi ikkagi see vastandumine, polariseerumine ja kõik see on ju selles mõttes sellises nagu ühiskondlikus debatis, eriti just sellistel kõrghooajal, kus on tavaliselt ühed või teised valimised käimas, et see on kuidagi selline hästi esile tõstetud. Et kas see nagu tähendab seda, et see risk, mida siis siin ka erinevad siis eksperdid väidavad, et on ühiskonnas väga kõrgel tasemel, et polariseerumise risk, et me nagu tegelikult ei pea seda selles debatis nagu millekski. Et me ikkagi nagu õhutame seda polariseerumist ise veel juurde. Aga hästi... Kas on võimalik kuidagi teisiti või? Ei, ma arvan, et see on väga teadlik. Need, ütleme, kui me... Üks asi on nagu objektiivsed erinevad arusaamad ühiskonnas. Neid me ei saa ju kuskile vaiba alla pühkida. Peame nendega tegelema. Ja selles mõttes on täiesti okei ju nendest ka valimisdebattides või ühiskondlikult nagu rääkida. Teine asi on, ütleme, neid asju võimendada, ütleme, kitsast või oma huvi või kasu nagu eesmärgist. Ja siin me võime siis arutleda, et kas see on nagu lubatav või taunitav. Ja ma saan aru see, millele seal viidati või nagu arutelu oli, et ütleme, et me kuidagi poliitilise eestvedamisega võimendame siis neid konflikte nagu ühiskonnas on ju. Et jällegi, et kui erakond nagu näeb, et see on tema võimalus nagu oma valijaid mobiliseerida, siis nii-öelda politoloogilist vaatevinklist, see on nagu mõistetav. Aga kas me nüüd seda heaks peame kiitma, minu arvates ei pea, on ju. Et tegelikult, ütleme ka siuke riigimehelikkus või,
et kui meil on see kriisihinnang nagu tehtud, on ju, me teame, mis nagu järelmeid see võib tuua, siis teatud sihuke riigimehelikkus peaks nagu olema kõigil. Helmen, sa tahtsid lisada? Ja ma hea meelega tooks võib-olla kohaliku omavalitsuse koha pealt näite, et meil ongi erinevad erakonnad, neil on erinevad maailmavaated, me teame seda. Võib-olla me peaksime rohkem otsima ühisosa ja ma toon lihtsa näite, et 4 aasta jooksul enne volikogu ma kutsusin alati 6 meest. Need olid fraktsioonide juhid, kutsusin kokku, istusime laua taga, rääkisime läbi, seal oli linnapea. Mis te arvate, et volikogus ei olnud siis seda esinemist? Meil on otseülekanne, teinekord soovitan vaadata. 4 päeviti meil teatripileteid ei osteta, vaadatakse otseülekannet volikogus, mis mõnikord kestab ka õhtutundideni. Aga teate, on võimalik kokku leppida, et kui otsida ühisosa, mis meid seob ja munitsipaalpoliitika tasemel on päris palju seda ühisosa ja mõnedki asjad, väga head näited, mis puudutasid punamonumentide eemaldamist, kui oli 2 eelnõud esitatud, võttis tagasi Isamaa eelnõu, võttis tagasi linnavalitsuse eelnõu, tehti üks ja ühine suurepärane eelnõu, läks väga hästi. Ise tuleb ka pingutada, otsida seda ühisosa ja saada seda poliitilist kultuuri alates omavalitsuse tasemel paremaks. Teine asi, mina siiski arvan, et ka valimiseelsed debatid, kui seal me ütleme, et ei käituta võib-olla riigimehelikult ja keegi, vaadake igal erakonnal on oma valijad ja võib-olla sellele erakonnale, kes käitub sarnaselt, tema valijatele see meeldib. Aga teised ta tõukab ära, kellele see ei meeldi ja nemad konsolideerivad või kogunevad kellegi teise taha. Et see on mingil määral etendus. Ei tohi minna isiklikuks, kui seda suudetakse, et lihtsalt toon jälle selle näite, et 3 aastat olles opositsioonis ma kunagi ei ründanud inimest, ei ministrit, aga ma olin kriitiline teemade suhtes. Ja 1 aasta olles koalitsioonis ja ministriametis, uskuge, seesama seltskond Riigikogus ei ründanud kunagi mind kui isikut, aga ta oli kriitiline mõne teema suhtes. Et eks see on natuke see, et kui omal on nägu must, siis peegel ei ole süüdi. Ja teine asi, millest mina jõudu sain, oli see, et skalpell. Mõrtsuka käes skalpell tapab, kirurgi käes päästab elusi. Selles ei ole süüdi skalpell ja poliitika ei ole räpane. Ja mina väga kutsun, siin on ka naisi, noori naisi, tulge poliitikasse, muudame seda paremaks, sest minu kogemus volikogu esimehena, need 6 meest olid niivõrd meeldivad sellel hetkel. Alati ei juhtunud seda volikogus, aga keegi ei rünnanud persoonina, et sa saad seda ise kujundada. Kui sa vastu naeratad, kui sa suhtled ja räägid avatult, ausalt, kunagi sa ei muuda seda maailmavaadet, aga sa leiad ühisosa. See kuulamine, kaasamine, koosloomeliste arutelude läbiviimine, see on üks väga aega nõudev tegevus, aga see ongi nagu investeering siis sellesse, et tulevikus oleks võimalik siin on ka selline toimetada. Väga võimas nagu tegelikult nagu seos, et kui seda rohkem nagu kasutada, ongi see, et mida ütlevad meile eksperdid, mida ütlevad meile siis teadlased selle kohta, et millised on ühiskonnas need riskid, mida võib-olla siis ei maksaks võimendada, vaid millega maksaks natuke tegeleda. Ka võib-olla selles avalikus debatis, kus inimesed enam ei saa aru, et kus see piir läheb, et nüüd see debatt on nagu natuke nagu etendus ja siis samas nagu enam ei ole ka justkui on ju. Et selle nagu see side võib-olla võiks olla minu arvates nagu tugevam või ma eksin. Kersti, sa tahtsid öelda? Mina võib-olla tõesti see arvamuste paljusus, sellega me peame harjuma ja see teatav polariseerumine meil on, aga kriitiliseks jääb asi siis, kui see vastandumine läheb üle vihkamiseks vastastikku ja millest see kõik tegelikult alguse saab, on ju tegelikult mida rumalam on inimene, seda rohkem on ta avatud sellisele vihkavale suhtumisele ehk et inimese haritustele, et nagu te väga hästi teate, et igasugused diktaatorlikud riigid naudivad seda, et mida madalama nende inimeste haritus, informeeritus, seda lihtsam see, selles mõttes väga oluline ongi just see kriitiline mõtlemine ja sellised laiad väärtused, solidaarsus, teistega arvestamine, teiste kuulamine ja nii edasi ja nii edasi. Need on täiesti juhuslikult näited praegu. Korra küsin, kas saalist keegi tahab küsida ilma arvuti vahenduseta midagi või mingi arvamus avaldada? Meil on mikrofoni võimalus täiesti olemas. Paluks käega märku anda, kui see soov on praegu. On julgeid. See on see võimalus praegu.
Me oleme nii põhjalikud olnud praegu, et... Ja, me oleme väga põhjalikult ekseldanud erinevatest rakurssidest seda kriisi teemat läbi, et hetkel ei ole, aga siis lehvitage või hüüdke, et saame seda mikrofoni teile pakkuda ka siin järele jäänud 3 tunni jooksul. Okei, kriiside puhul, nüüd ma tulen sellise valusa teema juurde ja siin on ka öeldud seda, et sotsiaalsektor võib-olla ei ole üldse valmis ja kogukonnast meil tegelikult ei räägita, aga keegi jääb alati maha. Kas me sellest räägime? Keegi jääb alati maha, on see siis mis tahes kriisi puhul, keegi ikka kannatab ja lõppkokkuvõttes. Kas me oleme ka valmis sellisteks nagu nii-öelda küsimusteks ühiskonnas? Mulle tundub, et isiklikult tundub, et me liiga palju sellest ei räägi, aga alati on ju nii, et me siin võime teha plaani, nagu siin Kersten ütles, et plaanimises oleme maailma meistrid. Teeme plaani, kõik evakueeruvad näiteks mingisuguse konflikti kõrval. Reaalsuses me tegelikult teame, et ega ikka ei evakueeru küll. Keegi jääb kuhugile. Marju? No seesama koduhooldusteenus, millest mina nagu täna lähtun, on tõepoolest selles situatsioonis, et ametiühendis ei ole koduhooldajal, et ta peaks kriisi olukorras inimest kuidagi turvaliselt aitama varjandisse või mida iganes kuskil evakueerimisele teda suunama. Nii, ja tegelikult vald ju ka arvestab sellega, et vald vastutab oma tegevuste eest, mis on hoopis teise tasandi tegevused kui see, et nüüd inimese otseselt kaasa võtta või suunata ja nii edasi. Ja see, et see kodus olev inimene on oma pere vastutada. Et see on nagu ise ühes mõttes nagu tore, et ta nii on. Aga me teame, et on ju ka neid koduteenuse saajad, kelle lapsed ja lapselapsed elavad kaugel, nad sinna ei ulatu ja on ka neid, kellega võib-olla ei olegi väga häid kontakte. Nii et üks seltskond nagu sellest kindlasti jääks siis maha, kui see sama hooldustöötaja, kelle ülesanne seda ei ole, mõtleb, et kuulge, kuidas see tädi Mari ka sealt saab kaasa võetud ja vaadake, et sealt teises küla otsas on keegi üksinda elab. Et neid olukordi paratamatult tuleb reaalses hooldussituatsioonis, et keegi jääb maha kogemata, aga muidugi ilmselt tuleb mõnikord ka teha valikuid, kes on prioriteetne, kes peale saab. Helmen. Ja ma tahaks ühe mõtte võib-olla siia juurde tuua, et väga ilusti oli siin alguses öeldud, et kõigepealt kriis tuleb ootamatult, siis me elame selle läbi ja siis me peame tegelema tagajärgedega. Aga üks asi, mis on hästi oluline, et minu meelest igat kriisi, ja siin ma võtan teiste riikide näiteid ja kõige lähemalt Soome näite, kes peale kriisi just nimelt sotsiaalvaldkonnas, mis on minu armastus, tõeliselt suur aitäh Tallinna Ülikoolile, et sotsiaalvaldkonnas riigi tasemel tehti 200 leheküljeline raport, analüüsiti läbi omavalitsuste tasemel, analüüsitakse heas sellises, kuidas ma ütlen, parimate teadmiste, oskuste, aga ka vead tuuakse välja, mida järgmine kord vältida. Nõrkused tuuakse välja ja tuuakse välja ka need ja toodi välja need, mis oli edulugu, mida teised saaksid õppida. Et kas me oleme teinud selle järelanalüüsi, vot sellise suure, ja siin ma mõtlen tervishoiu, et meil on tõesti väga erinevad need kriisid, aga sotsiaalvaldkond, tervishoid, kõik teised ka, aga selle põhjal tehti, sest see tabas kõiki riike üle maailma väga erinevalt ja väga tugevalt ja väga heal, kõrgel tasemel heaoluriigid ei olnud samuti selleks valmis. Nii et minu meelest me peame tegema ka pärast selliseid kriise järeldused ja vaatama, mis läks valesti ja julgelt selle välja ütlema ja sellest õppima, mitte maha vaikima. Et saime ikka hakkama ja lasta olla, aga me ei ole analüüsinud, mis teinekord teha teisiti, mis läks valesti. Marju ja siis Martin. Jah, et see tuletas meelde eelmise COVID-kriisi uuringu tulemused, kus ka toonitati, et tegelikult oleks vajalik igapäevaselt rohkem arendada seda tervishoiu ja hoolekande koostööd ja just ka nagu piirkonnas selles kohtadel, et aru saada, et mis teenust see inimene juba saab ja kus ta saa ja mida ta siis ei saa. Ja kui nüüd peaks otsustama, et kes hoolitseb selle eest, et kas võtta ta kaasa nii, ja kuidas need prioriteedid seada, eks ole, kas haigemad enne või tervemad enne, mida iganes, vabandust, et nii nagu siukse liiga otsekohese mõttega siin välja tuua, aga siis see valdkondade koostöö on nagu hästi oluline, et spetsialistid teavad, et
tavaliselt on nii, et inimene, kes on haige, on ka hooldatav, nii et nad on erinevates andmebaasides ja et ei oleks nii, et kuskil duubeldatakse ja kuskil on nad täiesti abita. Martinile sõna ja saalist on üks küsimus, käsi on seal püsti, kas ma saaksin mikrofoni sinna. Martin, palun. No ütleme, kui nüüd vastata täpselt sellele küsimusele, kes jäävad maha. Maha jäävad need, kes loodavad kellelegi teisele, ehk et omavalitsus tuleb appi ja ikkagi oma lähikond. Kui ma olen, mõtlen sellele, et puuetega... Ehk siis maha jäävad abivajajad? Jah, maha jäävad abivajajad selles mõttes, kui neil puudub lähikond, kes nendega toimetab, ehk abivajaja, kes on hooldekodus, siis tema eest vastutab hooldekodu. Abivajaja, kes elab kuskil mujal, siis perekond. On need lähedased, kes... Aga ideaalis me ei tohiks kedagi maha jätta. Aga see on paratamatu, et teatud situatsioonides võib see juhtuda. Ja siis me lihtsalt ütleme... Mis me siis teeme? Lepime paratamatusega. Meil ei jää muud üle. Selles mõttes, jah, spetsialistid oskavad paremini öelda, aga me peame ette oskama näha teatud stsenaariumi, et keegi ei jääks maha. Aga kui see juhtub, siis see on... Tuleme selle juurde tagasi. Saalist küsimus, palun, et me ei kaotaks momenti ära siin. Tere! Kristel Kook-Kaljas ja Kose valla valitsusest. Tulles tagasi selle sama mõtte juurde, et iga indiviid seisab ise oma vajaduste eest. Rääkisin ka meie omavalitsuste Soome kolleegidega ja nad tõid väga hea näite, et kui kriisivalmidus inimeste käest ja sotsiaalvaldkonnas küsitigi, et kelle te maha jätate, kui evakuatsioon on. Aga nende kokkusaamisel olid ka erivajadustega inimesed, siis üks halvatud noorem meesterahvas ütles, mina tean küll, riik ei tule appi, omavalitsus ei tule appi, mina pean ise ennast aitama, mina tean, kelle poole ma pöördun. Võib-olla on meil ka omavalitsustel kogukondade tasandil võimalik seda teavitustööd teha, et vale häbi tuleb maha suruda ja ma pean leidma iseenda naabri, kui mul ei ole sugulasi, kes mind aitab, et koduteenuse pakkujaid on vähe, koduteenuse vajajaid on palju. See koduteenuse osutaja ei jõua kõikideni, ta ei jõua kõiki evakueerida. Ehk vale häbi tuleb maha suruda ja aidata, võib-olla koduteenuse osutaja saab aidata sellel inimesel leida siis need inimesed või need naabrid, kes saavad neid vajadusel aidata. Aitäh! Väga hea. Merike? No mina tahaksin küll, et meie ühiskonna ja kogukonna liikmetel oleks see tunne ja teadmine, et kedagi ei jäeta maha. Aga ja kui nii, kuna mingil hetkel peaks tõesti juhtuma, et siis on see tunne, et see on eksitus, mitte süsteem. Et me oleme juba eos otsustanud, et kõik ei mahu päästeparve. Et meil on need päästeparved kõigi jaoks olemas. Aga tõesti see turvalisuse plaan, et vallavanem ei tule kõiki käest kinni viima kusagile peitu, et see algabki, et mina siin inimesena, kes on minu lähedased, mis on järgmine ring, kus on kohaliku omavalitsuse kontaktis, et see süsteem toimiks ja siis saavad ka isiklikud kontaktid seda toetada, et see ei oleks niipidi, nagu pahatihti meil praegu juhtub olema, et ongi isiklikud kontaktid ja kui need on head, siis ka sektorite vaheline koostöö toimib, aga see süsteem on nõrgapoolne, et me peaks ikka tagama selle, et süsteem on selline, et kedagi ei jäeta maha ja kui juhtub mingi äpardus, et siis me pärast teeme sellest järeldused ja parandame süsteemi. Et eesmärk võikski olla see, et me suudame kõiki märgata, me jõuame kõigini, aga kui nüüd midagi on, siis me tagant järgi püüame parendada seda protsessi. Kersti, sa tahtsid lisada siia juurde? Jah, selle juurde, et nüüd ju viimasel ajal ka need kampaaniad, et 3 minutiga tuleb varjuda. No mitte üks hooldustöötaja ei jõua oma kliendi juurde, ühegi abivaja juurde, mitte keegi, sest et me ei saa ära unustada, et hooldustöötaja peab ka ise ja samamoodi vallavanem peab ka sellisel juhul oma elu eest seisma, et ta ei saa ka enda elu nagu ohtu seada, et need ongi need teatud asjad, et millest me räägitakse, see 3 minuti teema, et see on ka võib-olla see, et kus peabki ka nendele, kes
siis on tõesti eelis nendel, kellel on asutuses, sest et seal saab neid kiiresti toetada, kes on laiali, neid ei saa, et seal ongi see, et tuleb ikkagi kas või naabri peale mõelda, et kes saaks siis konkreetse inimese kuskile viia, sest et kui on 3 minutit, siis mitte ükski kellelgi teisele loota peale iseenda või äärmisel juhul, kui on kõrval naaber, siis naaber. Mitte kellelgi teisele loota ei ole. Kui kriis on ootamatu sündmus, siis see kriis tabab samamoodi ka abiandjaid. Just ja nemad peavad ise ka ju, näiteks kui see on see varjumise vajadus, siis ka ju nemad peavad varjuma sellel hetkel. Kersten. See on hästi raske küsimus ja kui siin nagu öelda, et keegi peab maha jääma, keegi kannatab, meil täna ka ühiskonnas on ju haavatud gruppe ja nii edasi, kes saab piisavalt jäävad kuskil hammasrataste vahel ja nii edasi. Mingis mõttes on see ju paratamatu. Ja ma ei tea, ei tunne seda asja nii hästi, et võib-olla kuskil keegi teab, et ma ei tea, eks meditsiinis ju on see, kui on nagu vaja raskelt haavatutega otsustada, kes saab abi. Triaažisüsteem. Et võib-olla, ütleme, kriisi olukorras, ma ei tea, evakuatsioonis või mingis muus küsimus on ka kuskil mingid sellised asjad läbi mõeldud. Ma ei tea. Aga ma mõtlen lihtsalt niimoodi inimlikul tasandil, et kui meil toit saab otsa ja seda lihtsalt ei ole rohkem, siis on ikka väga ei usu sellele, et me siis oleme nii humaansed ja selle viimase puru siis jagame kõigi ligimestega, et ikka igaüks ise vaatab, kuidas toime tuleb ja keegi jääb nälga. Et tegelikult ma siis ikkagi saan siit kergelt nagu aru nii, et me küll tahame olla kõik idealistid, aga ka samas adume, et see karm reaalsus mingil hetkel võib lüüa meid selliselt, et nii lihtsalt on. Jah, mul on siuke tunne, et aga võib-olla on keegi, kus on see läbi mõeld, aga meil on siin terve rida teisi ka poliitika valdkondi, kus tegelikult avalikult, kuidas ma ütlesin, ei taheta öelda, et see tegelikult ei ole realistlik. Ma toon mõned näited, ma ei tea, kas need täna enam kõik on, aga on vähemalt arutatud kunagi. Et meil ei hukku põhikoolist välja ühtegi last. Et meil ei hukku liikluses ühtegi inimest, et meil ei hukku tuleõnnetustes või ei uppu ühtegi inimest. Et need on päris poliitikad, kus on sellised eesmärgid nagu seatud, kuigi me teame, et see on nagu, ütleme ideaalina, jah, kõik on õige, aga tegelikult seda ju ei juhtu. Et mingis mõttes meil ei ole mõtte endale seda sellist mulli teha, et me saavutame asju, mida me tegelikult ei saavuta. No jaa, aga seal on see pool ikkagi, et me ei mõtle, et niikuinii kukub välja, et pole mõtet midagi teha. Niikuinii juhtub liiklusõnnetusi, pole mõtet midagi teha. Väga palju asju on mõtet teha ja siis ikkagi juhtub, aga juhtub vähem. Jah, et ütleme see mingi aktsepteeritud talumise piir. Et ma ei tea, kas me saame seda kokku leppida, aga jah. Nii, ma nüüd täpsustaksin küsimust, Rait. Kuhu maha? Mehed lähevad ju sõtta. Mehed jäävad maha. Räägime sõjast. Jah, räägime siis sõjast, eks. Ehk siis ongi see, et iga mehe ülesanne on leida oma lähedastele võimalikult turvaline koht. Mis on turvaline koht? Sa lähed natukene libedale teele, sa paned selle meeste õlgadele. Just, et see ei ole tänapäeva maailmas sugugi nii ühene. Just, vabandust. Nii, aga ütleme, Eestil ja Soomel on võrdne positsioon. Eestil on 1 miljon varjumispaika puudu ja Soomel on 1 miljon puudu. Olgu, et neil 1 miljonile on olemas. Et selles suhtes, kuhu me siis varjume või kuhu me siis läheme? Kas väljaspool riiki või mis on need alternatiivid? Et ideaalis me ikkagi seisame siin kodumaa eest ja teeme seda, mida me oskame, kes oskab süüa teha, kes teeb mingit soojendustekke ja sokke. Et igal ühel on mingi panus, et ma võib-olla selles osas ütleks, et keegi ei tohiks maha jääda, kõik peaksid panustama. Aga ometi ma kriisiplaneerijana reaalselt siis oma valdkonnas nende kriisistsenaariumite koostajana, harjutajana ja nii edasi, et juhime kõik mingisuguseid tükke kas siis oma lähikonnas või siis organisatsioone, siis me teame, et kriis toob kaasa mingi kaotuse.
Et kui siin on ennem ka kuulajad öelnud meile seda, et kriis on ootamatu, me võime siin valmistuda. Kersten tõi väga hästi välja selle, et valmistumises oleme palju paremad, kui me kunagi oleme üldse nagu olnud, on nii-öelda. Aga mina arvates tuleks olla aus inimeste suhtes, et teatud olukorras lihtsalt polegi seda kõrvalist abi kuskilt loota. Ja kui me räägime täna nagu sõjast, siis me räägime natukene sellisest asjast, mida igaüks nagu natukene saab erinevalt aru, et mis see siis nagu täpselt nagu on. See, ma olen ise mõned korrad nüüd selle väga laia pintse sõja jooksul Ukrainas käinud näiteks. Ja ma nagu näen seal seda, et ja kuulen neid lugusid, et kus tegelikult ka plaanide korral ikkagi inimesed on jäänud sellele sõjale nagu jalgu ja polegi tegelikult midagi nagu teha ja ühiskond peab kuidagi selle läbi seedima. Parem võib-olla, kui sa ennem üritad sellest nii-öelda nagu rääkida nii õudne, kui see ka ei tundu. Aga võib-olla see on osa sellest realistlikust kriisiplaanist, et me võimalikult palju püüame selle ette mõeldud plaaniga seda kõike vältida, aga see on osa sellest kriisiplaanist siis, et me ka teame, et 100% pole võimalik, et mis siis on nende inimeste jaoks nagu saadaval või nende lähedaste jaoks, et kui seda kõike ei ole saanud ennetada. Sest ennetamine on nagu esimene ülesanne, aga rehabilitatsioon või toetamine, kui on juhtunud, on täiesti normaalne osa kriisiplaanist mu arust või kuidas teised arvavad. Ja ma alles augustis ka käisin Ukrainas ja rääkides sealsete inimestega, et nad tõdesid, et kõik võimalused on, et inimesed lahkuksid piirkonnast, aga on hulk inimesi, kes ütlevad, et nad ei tule. Neil on võimalus pakutud, aga nad ütlevad, et nad ei tule. Ja neil on väga erinevad põhjused selleks ja vägisi kedagi ei viida. Et ka see on reaalsus. Ja võib-olla ka just nimelt ka selline inimestest tuleks ka rohkem tekitada seda arusaamist, et võibki maha jääda, et ma pean ise mõtlema rohkem selle peale, et ma ei saa loota sellele, et keegi tuleb ja võtab mu kaasa, et selged sõnumid, et omavalitsus peab vastutama, omavalitsus peab tegema, riik peab tegema, aga selge ka sõnum, et vabandust, teatud olukordades ei ole võimalik ja keegi peab ja siis tuleb ka, igaüks peab ka ise mõtlema, et kui mina oleks nüüd see, kes võib-olla maha jääb, et mida ma pean ise tegema selleks, et ma saaksin nii-öelda kaasa või saaksin nendele turvalisuse tagatud, ja loomulikult kõige raskemas olukorras on need tõesti, kes ise otsustada ei suuda, siis ongi küsimus selles, et kas on võimalik nendeni jõuda või sõjaolukordades ka need olukorrad, kus inimene ei taha oma kodust lahkuda, et siis ega seal ei olegi mitte midagi teha. Et kui inimene ikkagi oma kodust ära minna ei taha, varjuda ei taha või ei jõua, see on ka ju, siis ega seal kahjuks ei ole ka midagi teha, et kui inimene ei lahku. Lõpuks on ikkagi vaba valik. Lõpptulemusel, kui inimene suudab ise otsustada, siis on see ikkagi tema vaba valik. Et keeruline on nendega pikemas perspektiivis, kes võib-olla ei ole enam võimelised seda otsust iseseisvalt tegema. Et keegi peab aitama neile selle otsuse teha. Ja siis ongi küsimus, et kas on olemas need, tavaliselt peab olema see keegi lähedal, kes seda saab seda otsust teha. Et kaugelt sellised otsused tavaliselt ikkagi väga kiiret reageerimist nõudvas olukordades ei ole võimalik teha. Martin? Ja, et minul on praktiline kogemus õppustega. Et kord aastas peavad koolist tegema siis evakatsiooniõppuseid hädaolukorra plaani läbi mängimiseks. Ja hädaolukorra plaan näeb ette, et kool suudab tagada kõikide õpilaste ja õpetajate koolimajast väljaviimise. Ja stsenaarium näeb alati ette, et keegi jääb majja selles suhtes. Ja mul on võib-olla 2 korda 10 aasta jooksul juhtunud nii, et me kõik suudame välja viia majast. Ehk me ei leia mingit paari õpetajat või sööklatöötajat, kellel on öeldud, et ära sina majast liigu, me ei leia neid ülesse. Ja ma tean, mis tunne see on pärast, kui ma loen aruandest, et 2 inimest jäi majja. Et selles suhtes
Seega see eesmärk peaks olema, et me jõuame kõigini ja me leiame kõik ülesse, aga kui juhtub, siis me peame edasi minema. Prooviks nüüd korraks nagu natukene nagu võib-olla sellise optimistlikuma joonega võtta, et läks üsna morbiidseks ära et kriisid on keerulised, aga hakkaks Merikesest peale, et mis võiks olla need võib-olla kohad nagu mida me siis peaksime Eestis, Eesti ühiskonnas et olla siis säilenõtked või kuidas see ilus sõna on, et säilenõtkemaad, mida me peaksime kokku paremini traageldama ja mida me peaksime võib-olla tegema erinevatel tasanditel sinu arvates just, et olla nagu paremini valmis reageerima nendele ootamatutele sündmustele? No inimese enda tasandil jah, et tema eneseregulatsioon toimiks, et ta saab aru, et mina pean andma endast ka parima, et olla valmis kriisiks nii selles praktilises mõttes, toiduvarudest, kuni selleni, et ma olen läbi mõelnud, kes on minu need ringid, kellele ma abi pakun ja kellelt ma ise abi saan. Ja siis ka see emotsionaalse eneseregulatsiooni. Mitte ainult sõja korral, vaid muidu ka? Ja muidu ka, ja erinevatel juhtudel. Siis on see kogukonna tasand, kus on tõesti see järgmine ring, et mis on need kogukonnad, kes on mulle lähedal ja kellega ma igapäevaelus niimoodi mõnikord siis iseenesest mõistetavalt koos toimin ja keda ma võib-olla ei ole defineerinud, et kriisi korral võib see olla mulle elu päästvaks selliseks kõige lähemaks ringiks. Kohalikus omavalitsustes, asutustes ja koolides, aga võib-olla ka sellistes töökohtadel, mis ei ole munitsipaal või avaliku sektori asutused, et seal oleks läbi mõeldud ja läbi arutatud ja läbi harjutatud need kriisiplaanid. Ja riigi tasandil, mida me ju ka siin ikkagi näeme, kuidas meie peal testitakse, et kuidas need sõnumid tulevad, kust me info saame, et see teadlikkus, see ei saa kunagi valmis, see töö ei saa kunagi valmis, see ongi selline järjepidev, mida tuleb kogu aeg teha, et inimesed, uued põlvkonnadki tulevad peale ja uued kogemused tulevad peale ja ühel hetkel ma olen nagu võib-olla vastuvõtlikum sellele infole kui teisel hetkel, et see on nagu selline pikk ja järjepidev töö, et olla valmis võimalikult palju ennetada ja kõik see, kui ei ole võimalik ennetada, et siis neid tagajärjed oleks see puhver, et see maandumine oleks võimalikult pehme. Helmen. No peale sellest Merikese kokkuvõtet on väga raske siia midagi juurde lisada. Ma pean ütlema lihtsalt võib-olla siis lisaks siia, et ka rohkem seda informatsiooni, et kui ma ätta satun, kuhu ma helistan. Heade peresuhete korral ei olegi see probleem ja heade sõbrasuhete ja naabriga läbisaamise korral, aga võib-olla ka omavalitsuse tasemel ja julgelt abi küsida, sest meil on hästi tihti see olukord, kus inimesed ütlevadki, ma pean ise hakkama saama, mis on teine äärmus ja ei pöörduta abi otsimiseks, kuigi tegelikult see abi on olemas. Ja teine, et võib-olla need sõnumid mulle hästi meeldis, ma ei mäleta, kas Merike ütles või keegi kõrvalt siin, et kui me ikkagi ütleme, et kui juhtub, siis me teame, et meil on need lahendid olemas, et me nagu vähem hirmutame, aga me räägime, et me saame nendega, me oleme sellele mõelnud ja jälle erineval tasemel. Aga muidugi ka ise selline rahulikkus. Ja see, et sa ikkagi ei jää üksi, ei ole üksindust või üksildust, et alati üksildus ei pruugi olla halb, see võib olla ka valitud, aga see, et kui sa soovid abi saada, siis sa tead, kus seda otsida. Et ega mul juurde siia lisada on väga keeruline, sa rääkisid nii põhjalikult. Martin. Järjest keerulisemaks läheb, aga ma tooksin siia selle hingamise teema. Ma mäletan täpselt, et COVID-i alguses, kui öeldi koolidele, et nüüd homsest on koolid kinni, peate hakkama tegema distantsõpet ja nii edasi. Siis oli tohutu ärevus, kust me mingit asju. Ja siis üks õpetaja võttis mul käest kinni, ütles, et hinga nüüd natuke. Õpikud on ka ju olemas. Ja siis ma hakkas mõtlema, tõesti on õpikud olemas. Et ei ole ju kuskile kadunud, et kui lapsevanem tuleb toidukoti järele, siis saab ju õpiku ka kaasa anda.
et väga lihtne lahendus ja tõepoolest, et kui meil on kriisisituatsioon, siis me muutuma hästi ärevaks ja otsustavaks ja resoluutseks ja siis me oleme nii-öelda jubedad inimesed tegelikult. Aga me peaksime vastupidi rahustama situatsioonis, et lugupeetud publik, tõuseme nüüd püsti, läheme rõõmsalt kohvipausile. Mitte nüüd, lähme nüüd, kõik kuulavad mind, et selles suhtes ise peab suutma jääda rahulikuks ja tõesti analüüsida ja hingata. Kersten, mida sa tahaksid öelda? Ei, mul on nagu mitu mõtet, aga... väga hea, kuulame. Ma ütlen selle üldisema kõigepealt. Et siin on korduvalt läbi käinud, et me tegeleme kriisiolukorras ebastandardse olukorras. Ja tegelikult see, mida meil vaja teha on, ettevalmistuse vaates, on see, et me oleme võimelised eri tüüpi olukordades toime tulema. Ja ma mõtlen siin ka riigi või avaliku võimu enda nagu toimimist. Me ei jää mökutama, et keegi annab mingi käsu, on ju. Kuskil seadus on öeldud, mida ma pean tegema, et see mina ei pea seda tegema, keegi teine teeb, eks ole. Et küllap siis selles keerukas mingis kriisiolukorras, ütleme, asjad ise organiseeruvad, kuidagi lahendatakse ära, et me võib-olla, ütleme, ei suuda ka neid nagu lõpuni ära planeerida, sest me ei näe neid ebastandardseid olukordi ette. Aga neid võimekusi luua, inimesi koolitada, võrgustikke ehitada, kogukondades näiteks, et vaata, kui sa lähed, vaata, kas naabril ka tuled juba kustus. Et seda kõike me nagu saame teha ja need on universaalsed nii kriisiolukorras tegelikult kui ka igas muus nagu eluolukorras nagu probleemide lahendamisel. Et seda ma nagu hästi kuidagi mõtlen nagu selles liinis ja soovitaks. Et ma vaatan ka neid mingeid uurimusi, kui oodatakse, et keegi teine teeb ja tuleb see tsiviilkriisi seadus ja siis on asjad korras, ei tule. Et me peame ikka ise neid tegema. Ja teine mõte mul on siis hästi praktilisel tasandil, et kui me tahame, nagu need evakuatsiooniõppused teetegi läbi, kui meil on ette nähtud ja läbi mõeldud riigis ulatuslik evakuatsioon, kus kõik inimesed Ida-Eestist viiakse Lääne-Eestisse, siis tegelikult ei piisa sellest, et meil on teed läbitavad etodena, et lumi on ära lükatud, vaid meil tegelikult on ka neid busse vaja, kuhu need inimesed panna ja ära viia. Ja ma tean täpselt, et seda plaani ei ole mitte kunagi arutatud mitte ühegi bussi ettevõttega. Et see on paberil, jah, praktikas ei ole. Ja on palju asju, mida me nagu saame praktikas veel nagu paremale tasemele viia. Su soovitus oleks proovida läbi üks Ida-Virumaa Lääne Eestisse viimise projekt? Ei, et leppida kokku, et kust need bussid tulevad, kes neid juhivad, selles vaat. Ma selles mõttes ei tee üldse nalja, sellepärast, et meie näiteks proovisime läbi, kuidas oleks Tallinna vanglast viia Viru vanglasse suur hulk inimesi. Meil oli paberi peal palju ilusam plaan, kui see tegelikult välja kukkus. Me saime sellega hakkama, aga meil oli väga palju õpikohti ja me harjutasime seda reaalselt nagu läbi. Et ma ei alahindaks nagu seda, et võib-olla see mastaap ei pea olema nii suur, aga ma arvan, et sellised praktilised läbiharjutamised on tohutult väärt nii üksikisiku kui ka mingite organisatsioonide tasemel. Ja Raitsa pead arsti hakkama ka Rootsi külalisi transpordi. Oi. Ma seda küsimust vältisin ja üks küsimus tuli ka selle kohta, aga las ta jääb. Huvitav, miks Tartu vangla tühjaks sai, et tegite Ärme mine sinna. Nii, väga hea, lähme Kersti. Jah, et siin tegelikult on hästi palju kõik ära öeldud juba, et palju lisada nagu enam ei olegi, et me küll kogu aeg tahaks öelda, et kogukonnad ja kõik ja omavalitsused on tähtsad tegelikult ikkagi kõige suurem osa hakkab inimesest ja just nimelt nii tema võrgustikud kõik ja just nimelt see sama oskus jääda rahulikuks ja oskus ärevas olukorras langetada ratsionaalseid otsuseid. Ehk et sa ise enda jaoks ja need on kõik ootamatud olukorrad, et nendes kuidas seda endas arendada, Nendest võib isegi näha ka selliseid muid selliseid stressisituatsioone, et ma leidsin mingi huvitava lahenduse enda jaoks tundmatule olukorrale, et kasvõi õppejõunad samamoodi koroona ajal, et mis nüüd saab. Aga kuidas see lahendus leitakse või
Oma näitet, hea küll, mis teha. Esineja ütleb mõni minut enne ära, no nüüd tuleb lahendus leida. Et just nimelt, et läbi elu ikkagi ka mitte ainult kogu aeg seda kriisi ohtu üle rõhutada, sest et see viib inimesed omakorda jälle stressi. Aga et meil mõnes mõttes oleks selliseid hea oleks, meil oleks positiivseid stressiolukordasid elus piisavalt palju, sest siis me mõtleme palju rohkem asju läbi ja ka siis, kui me ei ole võib-olla oma seda kogukonna ja kõike seda plaani nii täpselt paika pannud, siis me ei lähe nii paanikasse, et just nimelt, kuidas võtta maha selle stressi olukorras, seda negatiivset stressi ja selle paljustki peab selle hakkama kõigepealt inimesest endast. Et midagi teha ei ole, et seda ei saa, distantsilt on seda palju raskem maha võtta, isegi kui inimene on kõrval. Kui seda kogukondlikku nagu nii-öelda elu ja taset, kus on kogukonnad tugevad nii-öelda, kindlasti oled vaadanud seda, kus sotsiaaltöötajad toimetavad ja teevad. Kas nad nagu tegelevad selliste küsimustega ka või see on pigem nagu nii, et saame sünnipäevadel ja jaanipäeval kokku, et oleks nagu tore kogukonnas või nad tegelevadki nende raskete küsimustega seal? Kindlasti kogukonnatöö on see valdkond sotsiaaltöös, mis jääb praegu kõrvale, kuna väidetakse, et meie tegeleme selle abivajajaga, meie tegeleme selle üksikisikuga, aga paljudel juhtudel ja eriti nüüd meie üha bürokraatlikumas, Tallinna on selles väga hea näide, bürokraatlikumas süsteemis, kus ka näiteks sotsiaaltöötajaid tuuakse linnaosadest ära sinna keskele kokku, nad tegelikult lõpptulemusena ei tunnegi neid inimesi, kes seal on, et nad ei saagi nendeni jõuda, sest nad ei tunne neid. Selles mõttes väiksemad kohad, et on suuremas eelises, et seal on lootust vähemalt, et sotsiaaltöötaja ei ole väga suure piirkonna peale, vaid ta on väiksema piirkonna, et ta saab tunda, mida suuremaks see piirkond või hägusamaks või nagu siin vahepeal oli mingi kunagine idee, et kogu sotsiaaltöö ja eriti lastekaitse võiks minna sellistele maakonnapõhistele kriisireageerimisüksustele. Millised inimesed nad lõpptulemusena tunnevad? Kas nad seda väikest piirkonna tunnevad? Kes selle naaber on? Kes tema naaber on? See ei ole enam võimalik siis. Eks tegelikult palju sõltub ka sellest, et kas sa räägid inimesest või teenusest. Teenus on niisugune natukene kaugemal seisvam jutuajamine inimesest. Kriisi olukorras ütleme niimoodi, et me traditsioonilistest sotsiaalteenustest räägime vähe, sest et meil on tavaliselt vaja tegeleda inimeste ohutuse tagamisega ja siis nendest traditsioonilistest sotsiaalteenuste osutamisest ei ole mõtet rääkida tollel hetkel. Nii on. Marju? Ma tahaksin nagu rõhutada kahte aspekti. Kõigepealt infokanalid ja info edastamise ja saamise viisid. Et nagu me teame, et on olemas telefonid, kuhu me saame helistada, aga me saame siis helistada sinna, kui mina üksinda helistan, võib-olla veel natukene paari inimest ja ootavad ära. Aga kui meil on kriisisituatsioonid ja kõik korraga tahavad kuskil helistada ja mingid teateid saata ja jätta, et need kriisiolukorras need ei pruugi toimida. Aga ikkagi, et kuidas me siis saame nagu küsida abi või korraldada asju või suunata, et see tuleks nagu, ma arvan, põhjalikumalt läbi kaaluda ja kriisiplaanides ka nagu läbi mängida realistlikult. Ja teine aspekt, me oleme täna rääkinud kogukonnast võib-olla rohkem siin kohaliku omavalitsuse tasandil, aga kogukonnana me käsitleme ka külakogukonda ja niisuguseid väiksemaid üksusi ja ma näen, et meil on professor Lauri Lepik seal just liigutab ja temal on väga uhke ja tore plaan, mida ma olen kuulnud tema enda jutust ja see oleks väga positiivne näide, et kui sa, Lauri, oled valmis natuke jagama seda külakogu, ühte külaplaani kriisiks ettevalmistumisel. Meil on see paar minutit, et kui... Jah, kui mikrofon sinna satuks. Mikrofon on olemas seal. Kui on soov ja valmidus seda jagada, mida see on Marju väga positiivne näide, ma olen seda kuulnud ja sellepärast. No, Marju jätab mulle muud võimalust, kui ma pean siis sõna võtma. Et mis ma oskan öelda, jah, et tegelikult me ju teame seda, et on olnud Päästeametil hulk projekte kriisivalmiduse edendamisel ja on hulk tõesti selliseid
programme, mis on pakkunud kogukondadele võimalusi ka vahendeid kriisiks valmistumiseks hankida ja olen ise ühe Lõuna-Eesti küla MTÜ juhatuses ja oma küla näitel me oleme nendes koolitustes osalenud ja siis ka vahendeid taotlenud ja hiljuti meie küla sai siis Põlvamaa parima kerksuskeskuse tunnustuse isegi, nii et... Mis külaga on tegu, öelge välja ka. No, tegemist on Taevaskoja külaga. Taevaskoja külaga. No just. Aga Päästeamet on siis tõesti tunnustanud ka neid erinevaid nii-öelda edukaid külakogukondi. Aga tegime oma külas ka siis sellise kriisivalmiduse kohaliku uuringu, et viisime küsitluse läbi ja arutasime siis nii küla juhatuses kui ka siis küla üldkoosolekul seda nii-öelda kriisiks valmistumist ja kriisiplaani. Nii et kuna mu 2 minutit saab kohe täis, siis ma põhjalikumalt ei saa siin nagu detailidesse minna, aga et tegelikult sarnaseid tegevusi on ikkagi ka teistes külades toimunud ja see ongi siis see nii-öelda see rohujuure tasand, kuidas siis asjaks nii-öelda valmistutakse, et mida me nii-öelda oma naabruskonnas saame teha ja kaardistame oma ressursse ja teame, tunneme, mis ümbruskonnas toimub ja kes need inimesed on. Aga ma usun küll, et võib-olla meie küla on nüüd ka siis tunnustatult üks paremaid oma piirkonnas, et mitte kõikides külades see seis päris selline ei ole. Et kindlasti siin on siis sellist variatsiooni, et mõned on rohkem mõtelnud ja teised alles hakkavad mõtlema. Jah, aitäh selle jagamise eest, et ma arvan, see on väga oluline, et me läheme ikkagi, tuletame endale võib-olla juured meelde, et mis meil ikkagi nagu on, et kuidas kogukondlikult läbi saada ja nii. Aga mul nüüd viimase ringi küsimus on väga konkreetne. Teeme nii, et meil on 10 palli skaala, meie kriisivalmidus, meie isiklik ja lähiringkonna kriisivalmidus. Me peaksime ise nüüd hindama kõik panelistid, et kus me 10 palli skaalal oleme ja mis on järgmine tegevus, mida me siis isiklikult plaanime teha selleks, et seda valmidust natukene tõsta. Hakkame Merikesest peale. Jälle. Hakkame seekord teiselt poolt. Hakkame seekord teist poolt peale. Palun, Marju, 10 palli skaala ja mida sa teed, et järgmisele astmele minna? Ma eeldan, et see võib-olla ei ole 10, aga kui on, siis on 11 järgmine. No võtaks nagu 2 erinevat rolli, et nagu perekond ja ma arvan, et seal on see 10 palli süsteemis kusagil nagu 7 peal. Igal juhul me oleme perega arutanud, kuna mul on suur perekond, et me põhimõtteliselt me teame, kes kuhu hakkab minema ja kuidas see toetus käib ja kus on kaevud ja kus vajalik puhas vesi ja varjumise koht. Et seal on nagu asi meil ikkagi nagu, ma arvan, et meil on kontrolli all. Aga kui nüüd vaadata seda teist rolli, et kui ma siin nagu ülikoolis olen õppejõuna ja kui ma olen seal auditooriumis oma üliõpilastega, siis ma nende erinevate koolituste või häirete kaudu tean, et kui tuleb signaal, me peame siis nagu kõik välja minema. Aga see on nagu kõik, et muid vastutusi, kas mul koolitamine ka. Ürita omanda mingi hinna sinna 10 palli skaalal siis. Ma ütlen niimoodi, et... Kehvem kui sul perel? No 4 võib-olla. 4? Ai. Nii. Kersti? No isiklikult võib-olla ütles ka sinna 8 kanti, et enda jaoks on need teemad läbi mõeldud, oma lähedaste seisukohalt on need teemad läbi mõeldud. Aga ühiskonnalt, ma nüüd praegu ei võta siin see õppejõu positsiooni, aga ma ühiskonnalt ütleksin ikkagi läheb sinna 5-6 peale, sest et väga paljud ei ole seda teemat läbi mõelnud ja seda on näha ka väga palju ka inimestest, kes väga selgelt väljendavadki igal pool oma seisukohta, et ma elan tänases päevas, tulgu homme, mis tuleb. Et selge see on ka üks võimalik lahendus. Aga jah. Aga homme tuleb, siis on muidugi... Jah, ja võib-olla et paremini on võib-olla valmis need piirkonnad, kes kas või neid elektrikatkestuste perioode kogevad siin 3-4 päeva need Võrumaa metsad ja need, et kas või selles osas on nemad juba paremini valmis, sest nad iga-aastaselt peavad olema endale sellise kriisi jaoks. Teine oma, nendel on jälle keerulisem olla valmis
tõenäoliselt sõjaohuks, sest et seda tuleb pigem sealtpoolt. Nii, aga 8-9 peale, mis sa teed järgmisena? Kindlasti on vaja nii-öelda seda suuremat seotus kogukonnaga, sest elan natukene eraldatud kohas. Kogukonnaga ei ole seda nii head ja just nimelt ka see, et kuidas võib-olla ise saaks just nimelt selle oma kogukonna juures paremini toimida, et omal on läbi mõeldud, aga ja siis on need alati need täiesti tundmatud kriisid, mille koha pealt ei oska kunagi midagi öelda, mida teha. Kogukonnaga, väga hea. Kersten, toiduvarud osas juba teame, 10, aga üldine... On küsimus, milline kriis? See oleneb sellest. Ei, ma 10 ka ei paneks, et ikka siis paneks ka 8. Ja et mida tõsta on, siis tegelikult näiteks, mis on nõrk koht, on küte. Et pikemaajaliselt tagada, et sa saad soojas olla, kui sa pead talvel olema. Noh, ühesõnaga on siuksed asju, toidud võivad olla mitmekesisemad ja nii edasi. Aga ausalt öeldes oli minu ahaa praegu täna selles debatis. Et ma selle peale ei ole mõeldki, et mul need varud on ju oma leibkonna jaoks. Aga kui kõik ülejad tulevad ka, siis... Meie küll plaanisime. Et siis nagu kuivab kokku, et siin peaks tõesti korra nagu mõtlema, et kuidas teistel nagu varudega on või siis enda omasid suurendama. Aga ütleme kuidagi ühiskonnas nagu üksikisikute või leibkondade perekonna tasandil nagu kriisivalmidus, ma arvan, on pigem kehva. Vist on mingid uuringuid tegelikult selle kohta, võib-olla sa pärast tead, ütled. Aga siis ütleme, ma arvan, seal pigem võib-olla isegi 3-4. 3-4. Okay. No ütleme, olen alati tahtnud 5 mees olla. Siin vist mitte väga, kui 10 palli peal. Mulle meeldiks see mõte, et ma ütlen 5. Isiklikus plaanis kindlasti rohkem. Selles mõttes me olen perega neid asju arutanud, läbi mõelnud. Sularahaga tekib väikene keeruline olukord, et seda peab ju olema varuks, aga reaalsus on, see me loodame ema peale. Aga see tuleb ühine 7 praegu. Aga tööalaselt ma mõtlen, et kõik on läbi mõeldud. Me oleme harjutanud. Aga kui on reaalsus käes, siis pigem 7. Jah. Nii et isiklik madalam kui tööalane? Ma arvan jah, sest me oleme läbi mängunud kõik stsenaariumid tööalaselt. Selle 10 aasta jooksul oleme ikkagi saanud päris põhjaliku koolituse. Aga perega me ei ole veel olnud sellises reaalses olukorras. Mis siis järgmine on, et 5 pealt seal 6 peale ennast saada? Ma loodan, et seda ei tule. Lootus. Panustada lootusele. Väga hea. See on ka kindlasti usk, lootus, armastus. Ja ma arvan ka, et perekondlikult kuskil 7-8 me oleme kõigest rääkinud, aga tõesti, kui midagi peaks juhtuma, kas see ikkagi kõik ka toimib ja mis juhtub, on küsimus. Tervishoiu poole pealt me kindlasti jääme ette, meil on ainult see, et me peame siis otsima, kes aitab ja korraldama kas transporti, pöördumist, kõike seda, aga ma arvan, et me saame perena hakkama, pere ei ole väga suur ka ja tegelikult mulle meeldib see mõte, mida siin küsiti, et mis keegi teeb, et riik, see oleme ju meie, kõik meie. Ja kui igaüks mõtleb, mida ta teeb, siis tegelikult on ka riik tugev. Viljandi linna osas ma arvan, et meil on selline 5-6, kindlasti tuleb seda edasi teha ja rohkem inimestele selgitada ja ise valmis olla. Aga riigina ma pigem jääksin sama tunde juurde, et järsku see kokkumäng oleks vaja paika saada ja see on selline 3-4. 3-4. Merik. Ma arvan, et mul isiklikus plaanis ka 7-8 ja et mul tulid igast asjad meelde, et mida mul igal ajahetkel ei ole praegu, näiteks pole veekanister pole täis ja kindlasti hakkaks mul külm oma toas, ma saaks maakoju emigreeruda, kas mul bensiini on küüs. Noh, et see paar punkti et saaks siis tõsta, et võib-olla võiks igal ajahetkel olla kõik need varud olemas. Ja ma arvan ka, et minul ja mu perel on nagu võib-olla keskmisest parem selline valmidus ja üksteise toetamise valmidus ka, kuigi mina olen see ema, kellel peaks olema teiste jaoks ka varusid. Aga kriisi suhtes, kuna ma nüüd jäin siis viimaseks, et siis mind ennast ikkagi vaimselt toetab sageli lihtsalt see mõte, et ka see läheb mööda. Et ükskõik, kui raske on, ma olen valmistunud, teen jah,
aga ühel hetkel on vaja lihtsalt uskuda, et ka see läheb mööda. Aga ka hea asi läheb mööda ja ka halb asi läheb mööda. Et elu ongi sinushoid. Väga hea, aitäh, ma siit annaksingi mõtte kaasa, meie aeg on läbi, aga annaksin mõtte kaasa siin kõigile, kes siin kuulasid ja kaasa arutlesid ja kirjutasid meile või siis jagasid, et hinnake enda ja lähiringkonna nii-öelda siis seda valmidust 10 palli, 5 palli, kus iganes te tahate skaalal ja mõelge korra selle peale, et kus te seal nagu olete. Ja ärge palun unustage ära, mis on tegelikult minu jaoks siit paneelist tuli väga tugev teadmine välja, et need varud on ka nii-öelda vaimse tervise varud, mida sul vaja on ja võib-olla neid on veel kõige rohkem vaja kui neid moosipurke või muid asju seal. Nii et ka seda tuleb nagu kriitiliselt nagu hinnata. Optimism aitab rasketest aegadest kindlasti üle, aga ainult selle najal võib-olla ka ei purjeta, tuleb ka harjutada, nagu siin ka kõlas. Nii et ma tänan paneliste ja üks väike aplaus vast kuluks ära neile.